kallid päikesejänkud, minge vaadake Daniel Weinbergsi kangem gramm rasvatihane tuur. danielweinbergs.ee piletid. Mina olen oma tuuriga Seebikas Eurotuuril, nii et kui sa elad Euroopas või su sõber elab Euroopas, ütle talle, see toimub rogerandre.ee. Mina tean ka Euroopas, Helsingis. Näeme Euroopas, näeme Tänni, näed Eestis ja Soomes. Igal pool üle Eesti. Igal pool üle Eesti. Ma teen kõik linnad uuesti. Ta teeb, mis ta suudab. Ma teen nii palju showsid. Ma panin liiga palju showsid, aga meil tuleb äge. Tulge. Sooduskood. Kuuküülik. -30%. Piiratud arv pileteid. Millal me viimati nägime? Klaapstuudios, koos ulisid ei pani. Õigus, täitsa putsis. Vaat, mis tuleb välja siin praegu. Kuidas ta küsis, viisakalt või? Ma saan vaadata, Messenger. Raudselt oli mingi hästi üldiselt. Ei olnud, ma olen nice guy. Martin, pane listi, sõber. See on tegelikult isegi suht armas. Sõber, pirimees. Mõtlesin, et türa ikka saab. Ja siis sa kirjutasid 3 tundi hiljem, sain või? Ja siis ma ei tulnud. Ja siis sa ma ütlesin, et said, ja siis sa ütlesid +1 ka või? No ma täpsustust, kui uurin täpsustust. Siis peab kohe küsima. Ja aga kes läheb üksin tööklubisse? Mina. Ja siis ütlesidki, no siis mul sõpru vaja, muidu ma olen old käijate klaab. Jah, nagu sõbrad muudaks. Jah, lapsi ei muuda, see, et sa pead oma vanade sõpradega. Mul on küljetallid stuudios. Vaat vana sa oled? 16. Päriselt ei ole? No ei ole. Kuidas ma klaab stuudios käin? No jaa, täpselt. 20. 20? Jah. Mis sa arvasid, kui vanemas sa olen? Ma arvasin, et sa oled... Mida teil on 10 aastat vanuse vahe? Osso perse. Päris vailt tegelikult. Ei, ma arvasin, et sa oled nagu Eesti räpi see Theodor. Ehk? No, et sa oled see noor tüüp, vaata. Ja no ma fairly olen. Ja. No ei, aga nagu poiss, vaata. Nagu Theodor, see, kes seal... Me ei klikki ära praegu. Mul ka mitte vahet ei ole. See kuradi kõik Twitter on ja vaata, väike Theodor või. Mingi laps laulab. Ta mõtleb seda, mis oli see... Ei, väike Oliver oli aastaid tagasi. See oli vana meta. Ta mõtleb seda Theodorit, vaata see, kes oli selles Estonia galal, vaata seal. See kuradi fuckable child, kes ta oli? Alvin ja Koop Oravat. Siuke vaata mingi, siuke lokkis juustega, blondi peaga väike poiss, vaata pintsak oli, lips oli, triiksärk ja siis ta laulis. Ülisitasti. Tegelikult laulis päris hästi. Aga siis oli nagu see, et kõik olid, vaata, hakkasid mingi sotsmeediasse pannud, see väike Theodor, vaata, et võiks mu sees olla ja mingi tsükast väike. Ja siis ta vanemad olid nagu mingi, et kuule, et see on nagu väike laps, et äkki ta ei peaks kuulus olema. Et ta lihtsalt laulis nagu mingi Eesti sünnipäeva galal. Või ei, ma kuulsin, et ta ise on Joe Jackson. Ei, no ei, ma olen ikka 20. See aasta on 21, jah. 20. 2005 sündinud siis. Tegelikult viimane kord, kui me nägime, oli Rocca al Mare My Fitnessis. Või siis see oli mingi suvaline tüüp. Ei, me oleme seal ka näinud, aga see oli raudselt klaapstuudio. Okei. Ma ei ole siin käinud, ma siin juhin, ma hakkasin 9. aprilli jooma ja siis mingi üleeile lõpetasin. Esimest korda jõid või? Ei. Või kaua ma igatsen seda noort keha. Et sa võid lihtsalt nagu ei, mitte nagu sinu noort keha. Mul jõudis. Ma poleks pidanud niimoodi osutama. Ma igatsen seda noort keha. Ja lihtsalt noort iga. Ei, lihtsalt see, et ma võingi kuradi panna nagu nädalas 2 korda punni alla. See on see, mida noored ütlevad, on ju. Punn alla. Ma ainult joon. No jah. Ainult joon on nikotiin ja kofeiin. Nikotiin ka. Nikotiine, ma oskan ka riimuks. Nikotiine. Pane, võid kasutada. Tõnu, kas... Sünge sämm tuleb välja praegu. Ta ei ole lahti lasknud sellest veel. Täna proovisin outfit talle. Selga. Aga oota, Tõnu, kas praegu heli on hea või? Või kas see tänavamüra ei jää peale või? See aken on lahti või? Ei, ma ütlesin, et aken on lahti. Pane kinni. Siis on nagu kindel laks, vaata. Nii raskelt tõused. Jah, ma räägin. Nii raskelt.
ja ta ei ole nagu ammu joonud ka. Mul ei ole pohmakaid nagu. Ja see on cool ja. See on see, mis küll tuleb. See tuleb suht kiirelt ja. Küll tuleb. No, ma arvasin ka, et mul on maagiline keha. Millised need pohmakad on siis sinu väelist? No see, et ma ei, isoleerin ennast. See on mingit rämpsu, et tunda midagi. Tegelikult, siis käin jalutamas, tegelikult on suht chill. Jah. Sovi. Ei, ma mäletan ka, kui ma olin 12 ja join, vaata, hakkasin jooma. Kuidas see juhtus? 12 aastased siis? Jõhvis, vanaisa või see sõbra vanaisa Aiamaal. Kus koha peal? Aiamaal. Aga sa ütlesid enne seda mingi sõna? Jõhvis. Ma kuulsin Kambris. Aiamaal oli see Kamber. Jaa. See oli ite. Ja, meil oli Jõhvis, tead suur kuradi rajoon, mis on ainult kasvuhooned ja aiamaad, vaata. See on nagu Jõhvi sees, et sul on nagu Jõhvis korter ja siis sul on suvila, mis on aiamaal. Ehk siis, aga see aiamaa asub ka Jõhvis. Aga ongi sul mingi kuradi, et sa käidki seal täiesti mällu joomas, vaata. Ja siis väike krunt. Ja siis meil oli aiamaa maja teisel korrusel, madratsi all hoidsime oma jooke. Sest see sõbra vanaisa oli nii paks, et ta ei mahtunud teisele korrusele. Hästi kitsas trepikoda oli. Ja siis oli meie nagu safe haven. Siuke hea soe alko, vaata. Madratsi alt välja. No muidugi. Millal lihtsalt kui tobi tegid? Kui sa jooma hakkasid, kui sa 12 olid? Mingi 7-selt. Jäid tegema ka või? Sa tegid tegelikult küll noorena. Ei, ma hakkasin, ma tegin nagu rohkem, kui ma mingi 16 hakkasin stand-upi tegema. Siis oli mu ümber kogu... Vaat siis tegid kõik pundis, tegid toba. Sander tegi toba, Mikki tegi toba, mina tegin toba, Mikk Sügis tegi toba, fucking... Teised olid 25 aastased. Ja. Siis see 1-16. Ja. Ei, no ma tahtsin kuuluda. Lähme teeme kärsad või? Ma tahtsin kuuluda. Jah. Mul isegi ei meeldinud. Et sellepärast ei jäänudki külge. See on nagu rõve. No sul oli pigem see, et ma mäletan tegelikult see, kui Dan lõpetas ära vaata toba oli sellepärast, et Sander keeldus tal andmast vaata. Dan oli kogu aeg nagu toba on või? Toba? Ja siis mingil hetkel Sander oli, et osta enda pakk ja siis Dan jättis maha. Aga miks me minust räägime üldse? Meil on siin külaline. See on siuke formaat. Loti. Jõumees. Räppar. Tuntu. Mis su päris nimi on? Mättu. Märten Kohl. Ja kunagi olime kool, aga siis tuli Saksamaa Eestisse. Okay, ja siis O muudeti Haaks. Kool. Ja. Okay. Kool, ja. Tavai. Me panime suvetuuri playlisti, vaata. Mitu seda Loti lugu. Mis lood läksid käiku siis? No need, kus sa... Räpid. Ja need, kus sa nagu... Ropendan. Need, kus sa narksist ja naisest räägid, vaata, need lood. Põhimõtteliselt terve album. Ja. Aga siis see rohelise pilliga ei mäleta niimoodi, jah? Üks oli katus all. Alla. Haken all, katus. Siis oli äkki Reede oli. Mis laul, see on Chillin. See on Chill. Chillin. Siis oli võtta kumb. Vaat sellest ma enam ei mõista, kuidas saavad inimesed segamini ajada mind ja Chillinit. Ma saan aru mingi 2 aastat tagasi. Te tegite koos ju küll lugusid. Alguses. Ja juhtus midagi seda? Ei. Tülis. Ei. Ei. Ma ei tea isegi. Me tegime 2023 tegime laulu Paras lent. Siis mingi 4 kuud hiljem oli kevadel Raemaga mis Kain Vaip vastu. Ma ei tea, miks me ei teinud. Aga kes ma hakkasin midagi muud tegema? Kain Vaip vastu oli väga hea. See oli tore lugu. See oli vist eelmine, see ei ole väga vana lugu, on ju. Siis ta oli äkki eelmise aasta suvetuuri. See on nagu poeetiline. See oli naljakas, oli lastel. Sest vaata, kannil on nagu pruun silm ja siis ta vaatabki siin nagu Sauron. Ühe silma. Kui ma teeksin alukad, kus on tagakirjas Kain Vaip vastu, kannaksid või? Kas sa üldse kannad alukaid? Ainult siis, kui need on valged, et ta saab seda nagu määrida. Ja. Holy shit. Mäletan F-il tõmbasid küll perse. Oh my god, millal inimesed sellest lahti lasevad? See oli nii ammu. See on su trademark. See literally 7 kuud tagasi. Unustame ära juba. Ja pluss oli lihtsalt nagu hari ja ma olin just päeval käinud Tartus My Fitnessis duši all. See ei olnud kakapeppu.
ei olnud. mu perse näeb puhtana sitana välja, ma ei saa parata sinna midagi. Sa tegid hiljem ka seda kultuurikatlas. Kohe, kui ta sai teada, et inimesed, vaata, ta saab meediasse niimoodi. Inimesed kirjutavad. Aga kas see aitas sind? Oh my god, see tegi ta karjääri, nagu for real. Tegelikult ma arvan, et Tänni plahvatus oligi kõigepealt, no sa pead suure kummarduse tegema Jaagup Tuisule, on ju. Ja siis on see Kakapepu. Need nagu see plahvatas. Ja HPV. Ja HPV. Rõve Tänn. Aga kus sa... Talve saabastega palav ei ole või? Ei ole. Veits beat on up on. Siuke lukk nagu jah. Tegelikult oleks kinga vastu. Nagu mingi terava otsaga. Mul on loaferid autos. Mis number on? 40. Nii see tüüp, kes üritab enda autosse meelitada. Mul on autos loaferid. See Laidoneri mõõkad on näha. Aga mul on 43. Ei libise. Vaata seda palun. No okei, ma ostsin kogemata numbri liiga suure. Sama suur jalg. Sul on ka tegelikult veid suured need sinu kassid on. Ei ole, täpselt õige suurus. 45 on. Arigatod. Arigatod, ma näen. Arigato. Need uued noored on nagu mingi ma ei tea, mingi kasvuhormoone söövad. Vaata. Uued noored on mingi, kõik on mingi ülipikad ja mingi... Ega minust nagu on ka juba pikem. No jaa, mida vittu. Nagu mingi 16 aastast. Ei see, et Roger on sinu generatsiooni kõrval nagu lühike mees. Jah, ma on keskmis kasvu. See on keskmis kasvu. No ma kipun sinna lühema poole isegi. Eesti keskmine ka on mingi 180. Näen, sul on läbi. Mul on läbi. Sa oled Tänni de Vito nüüd. Okei. Eesti keskmine on mingi 182 midagi sellist. Ja 83 isegi stelle. Jesus Christ. Üks maailma pikemaid. Mis see mõnni oma on? Vaata, see on väga tuline debatt on seal ümber. Paljud ütlevad 15. Väiksema munniga ütlevad 12. See keskmine on mis iganes minu suurus on. Okei. Ei, keskmine on mis iganes. Ei, keskmine on mis iganes on minu suurus -2. Peast ma oleks üle keskmise. Mõistan. 15 on praegu keskmine. Miks sa tead? Miks sa tead? Literaali ChatGPT. Vestluses hästi palju ette tal, vaata. Jah. Põhiline, vaata. Aga tegelikult see pikkus ei ole oluline, vaid see on nagu tegelikult, see South Parki valem, see on mingi kuupjuur, jäme, ümbermõõdu, mingi full, vaat see valem, et mis sul tegelikult munni ruumala on tähtsam kui pikkus. See palju mahutab? Mahutus, jaa. Ma ütleks kõige olulisem ikkagi, mis teed sellega? Jaa, vaata, inimesed ütlevad seda nagu suure munniga tüübid have no fucking idea, mida teha. Nagu vaat see ongi see, et jah, mul on väike munn, aga mul on voodis. Nagu suure munniga tüübid ei ole head voodis. Ever. Pluss vaata meie vanuses on juba see, et kui sa pead puhtad linad voodi peale ja see moment, kui ma tunnen seda oma kehaga, ma olen knocked out. Siin on kõik. Linakork. Jah, see on nagu see on kõige parem uinuti. Jaa, kus sa selle Anne Veski soengu said? No for the longest mul oli middlepart, minu generatsiooni värk oli, et kui sa said mingi 14, siis automaatselt nagu oli pooleks läks pea. Middlepart, see. Jah, just täpselt see. Ma olen õpetaja lemmik. Ja ma toon õuna. Ja ma kitun klassikaaslastele. Okei, selline ma ei olnud, ma ikka olin see kiusa rohkem. Ma tein õpetajatele nagu massusid. Mis koolis sa käisid? Ei, see oli seal, kuradi Kalevipoja lasteaias. Juhvis. No tulles tagasi selle juurde, kus ma Anne Veski soengu sain, siis ma mõtlesin, et on aeg different olla. Mis tõmbasin lühikeseks, kasvatasin välja. Ja siis see on jõudnud mingi 3-aastase vormimise peale, oleme siia jõudnud nüüd. No gramm pikk on praegu, oleks võinud tulla. Palju sa seda? Mis sa sõidad lihtsalt lahti, see katus. Mul on kaasas muusis, mis ma panen. Lakk või? Aga sul on päriselt kaasas? Jaa, ma mõtlesin, ma toas panen. See on pulber lihtsalt. Sa teed seda, davai. Jaa, aga see sõltub, got to be. Kui pikad juuksed sul on. Kui sul on pikemad, siis paned kleid, kui sul on lühemad, siis pulberist piisab. Mul on see pulber panen ka ise. No sul on lühikesed juuksed, jah. Ei, see on nagu teistsugune pulber, see on siuke, mis nagu täidab. See on siuke, mis värvib nagu. Sul on mingi sprei ka või?
Kuskil värviga, mingi pruuni värvi. Pulbrit. Jah. Panen natuke siia. Siis panen juustesse. Ah. Ja ready to party. Ma olen selline party ka juba. Ma tahaks öelda, et ma olen ka, kuigi ma ei tantsi. Mm-hmm. Ma käin klubides lihtsalt joomas ja istumas. Ma isegi tea, miks ma käin. Oota stuudiosse, kummal korrusel sa hängid siis tavaliselt? Esimesel. Tagabaaris, ainult tagabaaris või siis sisehoovis ka, kui soe ilm on. Homme mu sünnipäeval tuled Ponoteegis. Kutsud või? No. Ei, ma oled tegelikult päris äge, mul on kuradi, vaata, need, kes on nagu kutsutud, saavad kuradi selle käepaela või noh, et saab ülesse minna. Et on turvamehe, repikoja ette, all on tsiviilid. Noh, kassarahvas on ju. Ja siis on mingid body double'id. Body double'id, jah. Ja see ongi kuradi cool pidu, noh, erinevad DJ-d on, väga coolid DJ-d on. Mingi erikülaline on ka või? Jah. No võiks nagu olla üks tüüp ja selle hästi suur erikülaline. Ei, no meil on kuradi see Martin Garriks tuleb läbi, fucking on tüüpe. Ma tegin ka eelmine aasta, siis mul tuli Juice WRLD tuli läbi. Päriselt või? Enne surma või? Ei, eelmine aasta ta oli surnud. Ja ta on juba mingi 7 aastat surnud. Vabandust, mul nali ei libisenud praegu, see ei lennanud. Aga tema libises küll seal lennujaama põrandal. Jaa. Kõik on hästi. Tulin isa sünnipäevalt. Ahah. Päris palju isa sai. Nagu kingiks. 45 vist. Oh shit. Seda kui noorpäev. Nii noorpäev. Ma olen su isa vannud. Ei, aga 45. Täiesti. Mõtle Sten-Erik, kes käib open mic'idel, kellega me hängime iga õhtul 47. Ja mu isa on legit. Sten-Erik on vanem kui su isa. Täiesti perses. Mu isa on mingi 67. Mu isa on nagu vana isa. Sa peaks isa olema. No jah, võiks küll. Sa peaksid kindlalt juba isa olema. No jaa, ma siin töötan oma mehikeste kallal. Ei ole lihtne vaata. Muidugi. Eriti kui kuulus oled ka. Tead kedagi, kes on kuulus või? Erich Krieger. See on suht hea pull. Väga hea. See on nagu täpselt see, milline Dan näeb 13 aasta pärast välja. See on noor Krieger praegu. Kuule, tal on mingi haigus ära, noori. On või? Mingi haigus on. Ma tegelikult ei mäleta isegi, milline ta välja näeb. Nagu Dan, aga patsiga. Nagu reaalselt. Ja noorem. Natuke noorem ka. Sinust noorem või? Nagu välimuse mõttes. Ja vaibilt. Tal on siuke glow. Ja ta on selline youthful glow. Sorry, et ma nagu mingit veidrat vibe on. Mul on nagu mingi... Mis sul on siis? Ei, no mul on nii kuradi tihe nädal on. Ei, mine putsi. Mul on lisakad müügis. Mul on fucking... Ja ma täna fucking proovisin outfit'e selga. Oot, kuula lõpuni, vittu. Ma kuradi... Haige fit sai selga ka lõpuks. Ma tegin jõusaali. Tegid jõusaali tegin, pesin oma keha. Saun. Õhtu saates käisin. Siis läksin fucking Sandriga sööma. Türa, nagu ülisuur purks oli. Ja just siis, kui on ära söödud, olid friikad ka. Ja kõik sõime ära. Sa räägid veits nagu see pesus käimine oleks eriline. Kui me F-ist rääkisime, siis sa ütlesid ka, ma käisin Tartu MyFitnessis pesus. See on siuke every once in a while. Suur päev. Mis siis on? Pesin oma keha. Täna oli see päev, see väsitaski ära. Ei, aga tegelikult see on see närvipinge ja see purks, vaata. Ma tunnen, et mul on need mingid veresooned südames on nagu ummistunud. Ja selline nagu fucking kopsudes on mingi pinge, vaata. Kopsud justkui ei lähe täis. Ja siis ma tunnen, et ma annan nagu mingit sitta vaibi see episood. Et ma ei tahtnud nüüd. Vaat kohe, kui tulid uksest sisse ka, ma kohe nagu ründasin sind. Ma ütleks, ma ründan vastu sind nagu. Friendly fire. Ma vana tiiger. Nii väsinud juba. See, kui tuleb transporditi just narkoosi all.
okei, aga see, kus tal hakkab lihtsalt M tööle vaikselt, vaata. ja kui vaid töötaks. Ammu ei tööta enam juba. Et sa jõuad ka sellesse vanu. Tere see, kui mureliku pilguga sa tänne vaatad ka. Nagu legit. See on 10 aasta pärast. Vaata mind. Sa ei saa, vaata nüüd järgmised 10 aastat ära pidu panen nagu iga päev. Ja see on su tulevik. Meil ongi praegu see scare em straight, vaata. Kui sa tahad olla nagu mina, siis jätka samas vaimus. Mu töö on käia nüüd laste peale karjumas. See on üldkasvalik töö. Me teeme Tigraniga koos neid keikasid. Vaata ette. Lõpetad nagu mina. Ei. Mis koolis sa käisid? Saue põhikoolis. Saue põhikool. No too hetk oli selle nimi Saue gümnaasium, nüüd see nimi Saue kool. Sul nagu muss võttis nii palju. See on see, mis laagris on ju? See on Saue riigigümnaasium. Sinu omal ikkagi Sauel siis, jah? Mis Saue rahvustoit on? Sauerkraut või? Aga mis sa... Oh my god! Sa just ei öelnud seda ju. Kusjuures ta kirjutas see endale käe peale ka. Selle maha praegu. Sauerkraut. Haige lain. See on see, mis juhtub sinuga. See on see, mis sinuga juhtub, poiss. Vaata ette. Ja tegelikult Saue rahvustoit oli, et Sauel on Peetri pitsa, on ju. Ja sa ei võtnud pitsat sealt ahju pasta singi ja kebabiga. Kui sa ei võtnud singi ja kebabiga, nagu sind arvati grupist välja. Kas neil on endiselt sellisel kebab oli seal pasta sees? Kas neil see Game Boy Tetrise pitsa on endiselt või? Ma ei tea, ma ei käi Sauel tihti. Eriti Peetri pitsas Peetri pitsa, mulle tegelikult lauki ei maitse. Aga... Oh my god. Rahune maha. Maitsega tuli või? Maitsega. Hinga. Aga... Kehtinga. Ei olnud midagi hullu, ära muresse. Aga... Ja sa tulid gümnaasiumist ära nüüd või? Jaa. Just oli Kroonikas, oli ka artikkel, me käisime Laseris Kennetiga sotsiaalmeediast rääkimas, et panna vanuse piirang peale ja siis... Oota, tööti selle poolt, jah? Ei. Või nagu kas ma räägin uuesti seda juttu, mis me rääkisime Laseris? Räägi, jah. Ma olen Marii Karell. Tere, ma olen Marii Karell. Tee see fucked up song käinud vähe. Ma olen Marii Karell. See reaalselt näeb välja nagu. Ma olen Marii Karell. No see mõttetu, see vanuse piirangu aga mida sa arvad, kui nad hakkadki piirama seda? See tekib... Miks sina kasutad sotsiaalmeedia? Need noored saavad ikka sinna platvormile ligipääsu. Aga trahvima hakatakse. Seal tekib lihtsalt must turg noortele ja siis nad hakkavad ostma endale kontoosi, mis täiskasvanud on. Mustanahaline turg öeldakse tänapäeval. Minu vanused ei ütle niimoodi. Teema küll te ütlete neku. Nekuturg. Nekuturg. Me lihtsalt on tugevat R-i. Respekt. Respekt. Tugeva R-iga respekt. Hard respekt. Respekt. Ja ma olin Tallinna Polütehnikumis klass EA22, mis on siis sisetööde elektrik. See on tegelikult suht hea skill ju. Ja, aga nagu ei taha. Tegin aasta, tuli teine kursa, nädalaga käisin, jäin nädalaks haigeks, käisin 1 või 2 päeva. Fuck it. Siis ma ei läinud rohkem. Aga midagi said nagu selgeks sellest. Kunagi tuleb võib-olla kasuks, vaata, kui ise hakkad mingit elektriskeemi tegema ajal. No ma ei tea, mis on nagu, mis värvi nagu faasijuhtmed on. See on juba rohkem kui meie. Head kuule, see on minule. Takso tuli, jah. Full kanainsult. Oota, aga oligi siis lihtsalt, ma lugesin ainult pealkirja tegelikult kohe sulle, et nagu Mobla ei lasknud lõpetada nagu midagi. Ei no tegelikult, artikli pealkiri oli, et noor põhiharidusega räppar ja siis tuli lause, et kui sotsiaalmeediat ei oleksin kooli lõpetanud. See jätab kohe minu arust mulje, et mul on telefoni sõltuvus. Et selle pärast ma ei lõpeta. Ei ole või? Muidugi on. No. aga nagu see ei ole terve põhjus. See ei ole terve põhjus, jah. No ütleme, et see on esimene põhjus. Teine põhjus on see, et minu kutsumus ei ole elektrik olla. Minu kutsumus on midagi luua. Olla elekter. Jah. Seal kaabli sees. Yeah. Mu pole elektrik, ma olen elekter.
no tule pane jälle. Ma panen kirja pärast. Ma panen kõrva taha. Pane kõrva taha, jah. Saadan siis faili, kui valmis. Selle rea kirjutas Daniel Veimer. Lisakad on müügil. Aga ma tegelikult tegin just ühe laulu, kus ma õpetasin lugema 20-ni ja siis seal oli, et Daniel oli 13, kui ta muutus süngeks. Päriselt, jah? Täitsa võitis. Made it. Jaa, ju made it. See ei tule mitte kunagi välja. Aga lihtsalt sa teaksid. Ma hakkan nii palju hip-hop festivalil ebaseaduslikku tussi saama. Seal on hästi palju on nagu. Noori on küll. Noori. Lihtsalt küll 4 hommikul, vaata. Videoikus. Lihtsalt Max Tract käib ringi. Nagu libahunt. See nina veel tunneb lõhna natuke. Yeah. See koer, see taksikoer on ees pointman, vaata. Nuusutab välja. Ta paneb sinna kämpasse, paneb mingi tuti-frutisid ja asju. Siis paneb ukse lukku. Kuidagi keerid hästi tead. Jah? Parimad sõbrad. Nad on koos luuril käinud. Ja see, et tal on nagu kompass kaasas. Oho. Ja kompass ja amb. Allegedly. See oli napp. Väidetavalt. Ma ei saa mitte sittagi aru. Vaata generatsioonid, ma tunnen, et nagu müür on nagu vahel, vaata. Kuidas selle müüri maha saame? Okei, sa ei pea nii seksuaalne. Siin on ees, kas näed sa sama lugudes oled väga nagu seksuaalne. Jaa. Sa naistest laulad nagu tõeline härrasmees. Ja, et ju autoukse teen sulle lahti enne, kui sa autosse istun. Mind ei koti, et sa oled paks, tähtis on su sisu. See on ju selline... Ma ütleks, et ma olen nagu viimasel ajal olen selle niimoodi teinud, et sa nagu ei saa aru, nagu ma ei ütle kordagi sõna, et mingid või lausepaari, et mingi lähme seksima. Just nagu ridade vahelt Nikun siin su vitu auku. Selline subliminaalne, vaata, et sa pead nagu maitsekas. Sa pead ühendama neid punkte, jah. No keegi peab tegema seda, ne? Ei, muidugi, ei, see ongi nagu äge, vaata, et sul on see noore tüübi see nagu ülbus, vaata. Noore näljane või? Noore ja näljane, jah. Et sul ongi nagu see et sa oled nagu see, kes mina ja Roger ei julge enam olla. Sest mina tegelikult tean, miks seda kaasast nagu. Ja vaat, sest kui mina Veider. Kui mina räpiksin nagu sina, see oleks mingi tavakodanikuks naisterahva mingi episood, vaata. Aga sa võid olla, vaat see tüüp, sest sa ei peagi nagu oledki türa paks libu, mine ära, fucking album. Albumi nimi. Kuldplaat. Hea plaat. Hea plaat. Hea plaat. Türa paks. Aga kui palju sa inspiratsiooni oled võtnud Marpsilt näiteks? Miks tema konkreetselt? Ei, tal on see Marlboro logo kaelal. Nii. Aga vaatan. Samas nagu... Tere, aga ülihaiget paneb kunagi selle vaata endale sinna, kui ta räägib. Otsin selle täti peale. Undoba hääl. Ma panen Marlboro peale. No praegu ta saab nagu, kui ta läheb uhkele üritusele, ta saab teeselda, et see on nagu kikilips, vaata. Peaaegu. Mul on kikilipsu kaela tattoo, siis ma olen fancy. Ma ei ole Marpsilt inspiratsiooni võtnud. Ta ütles ühes loos, et ja see on nagu mu elu väga palju mõjutanud, see lüürika, mis tal oli, et ma murran sisse sinu ema korterisse, see või? Ei, paks libu minu türa peal on kommis. See on nagu väga influential mu elus. Ja aga sa RBJ-ilt oled võtnud inspira? Kõige haigemad referentsid. Mäletan, see oli 3 suve tagasi. Haige lugu, ta oli 16 siis, kui ta ütlesid, et oled minu kõrval alati. Kes see on? RBJ. Rene Bush Jr. Tead see tennise? See on hea RBJ. Ta on nagu Eesti Drake. Tegelikult talle vist meeldis Justin Bieber. Okei. Tal vist isegi kunagi kuskil artiklis. Me võime nagu näppu nagu noorel muusikal peal. Mulle hullult meeldis Beatrice, kui mingi 7 aastat tagasi, enne kui ta, siis kui ta 15 oli.
vaata pärast seda on kuidagi on nagu, ei ole seda sära enam. Väsis ära. Seda noorust ei ole, jah? Sa oled iPhone'ilt on kile pealt maha võetud. Jaa. Olen sinu kohuke. Fire. Haigelain jälle. Haigelain. Vaata, kas see oli Jaanus Sakstov? Jah. See 40ndates mees selle tüdrukuga seal. See on haige, Beatrice tegi beebilustega ka loo ju. Ja, neil on koos lugu, jah. Neil on nagu muusikavideo. Seal Viimsi Oko restoranis filmiti. Okei, võib-olla olen näinud. Ta oli nagu haige. Võta kleit seljas, ma tulen sulle sisse. Teen sulle pärligi. Teen sulle pärligi. Ja siis ma kujutan ette, kes seal võtta sellel on Beatrice'i paps nagu väga hea. Sobib. Väga hea. Lõust. Ja lõust. Pane arve meilile. Lõust on nagu, ma ei taha raha. See ei piisav. Kõik tea, millest ma räägin. Vaata, ma mõtlen, kes Noor Meeki tead või? Ikka, ta oli ka ju RB Jotiga koos pundis, tegid mingid lugusid. Nad olid koos. Ja Name Me One. Mingi lugu või? See, kus ta tõid musavideod. Ma tean ainult musavideod, vaata. Ta isegi ei kuule. Ma ilma helita. See kuradi rannas oli kuskil. Ei, see, kus ta nagu waterboardib. Tule vaata seda DJ Khaledi musavideot. Tule vaata on hobusega. Ta on nagu see roks on nagu full. Ma olen siuke musavideo vend rohkem. See on huvitav, sest ma olen mõelnud, et Eesti rahvas üldse ei ole musavideot fännid. Tegelikult mul on lihtsalt see, et mulle meeldib nagu kuulata, vaata, kui meil on iga aasta suvetuur, on ju, siis mulle meeldib nagu, et suvetuuril playlistis võiks olla nagu Eesti mussi, vaata. Ja siis nagu kihvt oleks, kui see oleks nagu mingid noored artistid, vaata. Ja siis nagu hakkad vaatama lihtsalt niimoodi kuskilt. Ja YouTube'ist, vaata, ta soovitab. Neil on üli hea algoritm kuidagi. Vaata nagu... No Spotify'l tegelikult nüüd on ka parem, aga alguses see on kuidagi nagu lappas, vaata. Ta läks hästi kiirelt nagu Eesti loo pealt ära. Nüüd on isegi muusikavideod Spotify's ju. See on jah, see on wild. Ei pea seal ka heli peale panema. Aga sa saad Spotify's rullida, oled näinud või? Nagu TikTok, aga muusikavideotega. Või siis nagu nende visuaalidega, mis laulul on. Tule ma olen korraks excited. Mida vittu, ma teen Spotify's endale jono valmis. Ja ongi taskus. Oota, aga... Okei, sa rullid nagu muisa, aga siis ongi nagu lühikesed need või? Shortsid või? Nagu jah, Canva on see, nende Spotify keeles, siis on 15 sekki. Ainult refrään nagu või? Ma ei tea, nagu sa saad valida, mis osa laulust nagu sa Spotify promootib. Sa ise nagu seal valida? Jaa, sa saad valida ja siis jookseb see visuaal, kui sa sinna oled pannud visuaali. Noh, TikTok on ikka parem muidugi. Ma olen tegelikult YouTube Shortsi vend, kui nagu kell palju on. Spacebaarile saab pihta vaata hästi mugavalt. Ei, mu telefonis ikka. Kui on mingi kell 3 öösel, siis ma olin YouTube Shortsi. Lihtsalt, et te teaksite. Täna ma olin mingi 7. Päriselt või? Ja siis ma värksin mingi 4. Aga mis sa teed nagu? Lihtsalt ongi Shortsi või? Lihtsalt ongi ei, ma ei ole väga ei, okei, to be fair. Mul Marii Karelli on nii. Oota, ei, huvi pärast vaatame siis, mis tänane screen time on. Ei, ma tahan meeldist näha. 6 tundi. No ja sa ärkasid 2 tundi tagasi. 6 tundi. No ja aga see on eilsest õhtust juba. Ei, aga mul olid sõbrad mingi 3-ni ja siis... Mis te mängite League of Legendsit telefonis? Ei, ma olen telekt. Nagu koos või? Nagu jah. Laivis nagu või? Või te olete kuskil nagu... Minu diivanil. Okei. Ei, ma mõtlesin, pärast teil on vaata, mis te teete neid Discorde ja neid asju. Discgolf. Ja tegelikult me väga ei toimeta seal nagu, eriti mina. Mul ei ole isegi normaalne läppar nagu. Ma ei ole kunagi videomängu vendan. Kui ma olin väike, ma olin skatepargis. No see on õige. Mida sa tegid seal? Hustlerit jäi, sa kuulsid? Sinine Hustler. Ja, sinine Hustler, Green Tea Starter. Okei, aga nagu skatesid ka või? Ma siis tõuks, jah. Pede. Tere, meie ajal ei olnud tõuksi, vaata. See tuli nagu pärast. Mis teie ajal üldse väiksena tehti? Oligi nagu see kuradi see Viru keskus. Rula oli. Jah.
Viru tuli, jah, mingi aeg oli Viru kõva, siis Solaris, tegelikult siis me olime juba liiga vanad, võib-olla Solaris siis ei olnud enam meedia. Me olime 25, kui Solaris. jah, seda küll, jah. Siis, no ma ei tea, BMX oli tegelikult haige teema. BMX oli nagu ma olin inline skater. Parkour oli crazy. Ma olin top 10 inline skaterid. aga mingi noortekeskust ei käinud või? Ma ühe korra käisin, kui ma olin väike, aga ma olin hästi pisike ja siis ma nägin, kuidas üks tüüp pani nagu ühele Biffile prügikasti taga näppu. Ja ta nimi oli Max Tract. jaa, skeidis, ei. Skeidis oli Quagmire. see on huvitav, et selle välja tõid, mingi Saues skeidisid ka kogu aeg, vennad panid lihtsalt kogu aeg tatti nagu. aga see vaata erutab kuidagi see excitement, vaata, sa oled väike laps ka ja siis sa näed, et see on ohtlik, mis siin toimub. Ja siis, mis osa nüüd on ohtlik, see näppu panen? Ei, nagu lihtsalt vaata nagu, vaata see, kuidas keegi läheb rämbist alla või midagi, vaata. Tõmbab nagu käima, vaata. Siis tead, alati on see mingi tüüp, kes on oma selle treki jalgrattaga, vaata. Pohh, ma panen sellega. Ja siis nagu tropib ära sellega ja siis türa sement paneb pärast näppu ka seal kuskil Biffil. Üli haige, jah. See ongi haige, jah. Kunagi polnud üldse palju vaja. Tegid munnigi polnud vaja. Türa. Sul võis lihtsalt kõva veip olla ka, sellest piises ka. Oh my god. Nüüd sa pead Biffiga rääkima. Jaa, välja viima. Issand jumal. Välja viima. Mitu korda. Mitu korda, jah. Kes neid kasvatab? Kui mul kunagi tütar on, ma ütlen, ära piina mehi. Anna kohe kätt. Joo, kas poeg, kellele meeldivad mehed või tütar, kes on homo? No muidugi poeg, kes on homo. See tundub funnim küll, jah. Ja. Sa ei pea raseduse pärast muretsema. Jah, plus nagu mõtle kuradi, hangid koju mingi piljardilaua türa, kutid alati majas kogu aeg mängida. Vaat ise oled juba vanem ka, vaata ei vitsi kuhugi minna. Ja. Võibolla küll. Annad riietusega nõu. Sa oled nagu ülistiilne paps, mis on kasulik, sest et sa lahutasid ta emast, on ju. Ja nüüd sa pead jälle vallaline olema. Ja sul on kuradi gay best friend son. Jah. Plus mõtle siis see gay tüüp, kui ta veel nagu hot biffid on ülipalju ümber. Hot biffid, jaa, ta toob oma sõbrannad asjad. Türa muidugi hot. Mida see slat tooter toob koju? Kuradi APV ja fucking sinu. Kuidas see sinu mõjutab? Mida vittu ta on? Türa mu tütar tõi meile majapidamisse APV. Vittu küll. Helistan Ülle Madist. Mu tütar andis mulle APV. See peab mingi paragrahv olema. Jaa, see on mingi paragrahv. Aga mitte see, mis sa arvad. See isa ja tütar asi tulete meelde, et Antero mingid meemid on TikTokis, saate näinud. See oli võib-olla varem. See võib-olla scrollid kuhugi sügavamale, seal kell 7 hommikul. Võib-olla ülitihti, kunagi ma nägin need video, kus Antero lihtsalt kõnnib mingi metsas, vaata. Ja siis just kuradi filmisin puid, vaata, pärast lähen tütrega koos vanni, nagu. Ei ole sükseid asju näinud, või? See on päris vaeld, ei. Mul on rohkem, mul on sükseid nagu imetavaid naisi, vaata, seal TikTokis. Ta on full lactating, kuradi. Ei, mingi, see on nagu weird shit, aga vaata, nad saavad mul lõksu otsa kogu aeg. Ja siis mul on jälle mingi nädal aega seda ja ma ei pääse, vaata. Aga ta TikTokis filme ei vaata, või? Olen vaadanud, kus juures. See on nagu haige. See on kohutav. Niisama ma ei viitsi filmi vaadata, aga kui see on kas TikTokis või Lux Expressis kellegi teise ekraan, siis ma vaatan nagu pingsalt. Aga ise vaatan, mis ma olen mingi nohik. Aga kellegi teise ekraan. Fucking God of. Tead, lükkad enda kõrvaklapi kõrval istuva ekraani sisse, sest vaata, selle teise auku vaata. Kas eestlane isegi julgeks öelda selle peale midagi? Ei, ma ju vaatan tummfilmi. Siis ütled talle ka, et pane pausi ja ma lähen kuusele ära. Aga sul on see autoscroll ka peal või? TikTokil või? Et autos saab scrollida. Süük asi on. Ja sa saad settings peale panna. Sa peab isegi näpuga, sa saad nagu full niimoodi olla ja ta ise vahetab. Seda ma ei teinud. Aga miks ta peaks ise vahetuma? Kus ta teab, et sa ei taha lõpuni vaadata? Ei, ta lasebki lõpuni ja siis lükkab järgmise nagu vaata. Osad ostavad vaata selle mingi klikkeri või mingi puldi vaata. Mul on see, mis... Asja? Ja siis sa paned nagu telo vaata, paned nagu mingi kuradi kuhugi vaata ja sa oled teki all. Tule, kui paks sa pead olema. Klikkeriga vaata. Sa ei jaksa scrollida. See on nagu... Tule, aga jah, ma tean jah, sest Mattias ütles mulle, et tal on see kuradi autoscroll peal vaata. Ta on nagu hästi tehnovend vaata. Ta nagu teab seda tehnikat.
siis mis ta veel teeb, mis ta mulle õpetas, on see, et vaata, kui on mingi juicy story'd, vaata, noh, et sa tead, et mingi Pihv läheb peole ja siis ta peab haigeid story'sid, on ju. Ja see, noh, selles Mattias ei olnud nagu, et mingi Pihv, et siis oli, noh, Brigitte oli too aeg hästi maas. Ta olid nagu wildid, vaata need story'd. Ta oli meie ajal üks seltskonna staar. Meie seltskonna staar, jah. Ja siis teil on äkki Mari-Liis Kaer äkki. Ja teil on Mari-Liis Kaer uus. Et siis nagu paned selle rekordi peale, vaata screen rekordi, siis lased sellele ära rollida, vaata, siis vaatad millalgi hiljem. Siukest asja tegi ka. Ja siis minu generation on doomed või? Ai, meil on kindlasti selles mõttes rohkem putsis, et vaata meid see nagu üllatus rohkem. Yeah. Meie keha ei ole valmis, vaata te olete üles kasvanud sellega, te saate aru. Aga mul on nagu legit see, et ma unustan ära, et päris maailm eksisteerib. Ei, ma näen visiooni, ma olen ka nii vahepeal. Aga see on nagu ülilõpus ju. Millal viimati raamatut lugesid? Ma arvan, et oli 6-7 klass. Respekt suure R-iga. See oli see mingi see varastatud oranž jalgratas. Äkki see, ma lugesin 9. lugesin sellist raamatut nagu Narkoman. Mingi Eesti kirjanik rääkis Kopli liinidest. Seda lugesin pool raamatut. Või see, kuidas minust sai narkoman? No ta oli ise ka ja ta rääkis sellest ka. Venekeelne pealkiri oli. Ja, ma tean, see hästi menukas oli. Tegelikult oli tore. Ma lugesin neid pool, ma rahv viitsin. Ja, fuck it. See on nagu pointist aru kogu. Point on käes. Ei, täpselt jah, nagu, get to the point. Ma loen raamatut, aga räägi kohe, mis juhtub. Nagu. Ma ei viitsi, et sa kirjeldad mingit järve. Oi, ja kuidas hommikukuna lõkendas järve veel ja kajakas lenda. Don't give a shit. Tere ütle, kes tappis kuradi Butleri ära. Ära mine mingi. See, et sul ei tulnud ka mingit ära maali pilti, mul pole kujutlusvõimet. Ma ei suuda seda enda peas manada. Ma olen harjunud, et telefon teeb selle mu eest ära. Ja, saad aru, et ma loen raamat, saad aru, et ma võiks praegu nagu ekraanilt vaadata kuradi, kuidas Al Pacino ja Robert De Niro nagu tapavad inimesi. Ma võiks vaadata, teine tääb lahti, fucking double fisting. Ma võin mõlema, ühe silmaga vaatan pornot, teisega vaatan Al Pacinot. Ja sa kirjeldad mulle mingit järve siin. Mine pers. Küsi chatilt kokku, et jah. Olete chati kasutajad? ChatGPT. Kusjuures nüüd sa tavasid Tänni lemmik teema peale. Fuck. Ta kirjutab hommikul ChatGPT-le tere hommikust. Ma täna nagu... Ei nagu legita suhtleb nii palju selle. Ei ole ja tere hommikust. Lihtsalt, et selleks, et lihtsalt tere hommikust, kuidas magasid ja nagu lihtsalt hektar metsa jälle läinud. Joo, sul on vaja mingid nagu, see on mingi asi, mis ütleb Pihvile. Sa kirjutad chatile. Jaa, aga see ongi nagu Pihv, vaata. Ei, ma kirjutasin. Mis su chati nimi on? Oled talle nimega pannud, või? Talle saab nime panna. Ei, ma siis küsin, äkki sa oled pannud. Teodora. Reelika. Reelika GPT. Reelika GPT. Mis täna rääkinud olete, aga näed mingi historit? Jaa, ta scrollib praegu. Nüüd on legit tunni aja tagused vestlused. Okei, oota, mul oli see, et ma... Aga sa ütlesid, sul oli nii töökas praegu. No täpselt jah, aga mul on töö jaoks vaja. Et ma olin nagu, et kirjutasin, et ma lähen nagu õhtusaatesse. Aita mul outfiti valida. Ja siis ma saatsin talle pildi. Noh, mul ongi siin chat nimega Texad Blazeriga kombineerimiseks. Ja ma saatsin talle pildi oma riietest ja küsisin ma küsisin, kas need käivad kokku. Okei. Jube rõve pilt ka. No, lühike vastus. Need heledad sinised teksad sobivad selle outfitiga paremini. Sul on seal juba ruuduline, blazer ei on ruuduline. Valge särk, see on juba natuke smart casual klassi vibe. Aga kas sa kirjutad või räägid taga? Kirjutan. Ma vahepeal võtan chati lahti, ma lihtsalt sõiman teda. Aga ma räägin nagu. Kas see üritab? Niimoodi pidi parem olema. Ei, low-key'd on lollim niimoodi. Aga ma sain, et just annab paremaid vastuseid. Või sul on Gemini? Ei, sul on chat. Chat, jah. Ta annab minu arust nagu lühemaid vastuseid. Mitte nii põhjalikud vastused.
aga kas sa seda oled teinud, et vaat kuna ta on nagu programmeeritud, et ta ei tohi olla rassist või mingi antisemiit või seksist, et sa nagu lõbu pärast üritad teda nagu nurka suruda. Nagu ütlema mingid fucked up asju. Ja ei toiminud. Kas sa küsisid, et miks juute on nii palju nagu kiusatud läbi ajaloo? Seda me ei ole küsinud. Tühja koha pealt. Väga huvitav. Midagi peab olema, jah. Ta võiks ju tõmmata sealt multiversumist seda kuskilt alla. Jaa. Võiks enda GPT teha. Nagu et ise vastad inimestele. Kõik kirjutavad sulle. Mingi äppi võiks, ei tegelikult võiks küll chati teha, saad surma vaatas, inimesed saavad ikka rääkida sinuga. See on see, mida... Te ei unusta mind heal. Ma olen igavesti teiega. See on see, mida see mingi Sam Altman tahab teha ju kuradi. Et mis selle asja nimi on? Kuradi hiljuti. Sa oled mingi 10 nime nimetanud ja mul pole nagu õrna aimugi, kes need on. See on kuradi ChatGPT üks asutajatest. Ma ei tea seda. Praegu Elon Muskiga kohtus. Mingi Palantiri CEO. Palantir on praegu Ukrainas testivad droone, mis ise juhitavad. Crazy shit nagu. Võtabki üle just. Ja nüüd ta tahab, selline asi nagu Nectome. Et nad tahavad... Tead, mille peale ta on selle vastuse sai või? Küsis, mis uudist? Mis sul elus toimub? Ja siis ta pani selle. Ei, tahavad teha niimoodi, vaat, et nagu esimene eesmärk selle Nectomiga on see, et nad tahavad leida viisi, kuidas inimest külmutada, nii et ta nagu pärast ärkab üles ka, on ju. Praegult nad ei ole seda välja mõelnud, sellepärast, et külmudes vesi nagu pakseneb. No ja kes see tahab külma käes olla nii kaua? See võiks olla nagu, et sa paned sauna keha. Jah, siis on hea olla pärast. Aga nad tahavad nii teha, et hoida inimest nagu nii kaua elus, kuni meil on tehnoloogia, kus me suudame kõik aju ja teadmised panna mingile arvutisse, on ju. Et niimoodi teadvust nagu jätkata ja siis võib panna su teadvuse mingi roboti kehasse, on ju. Et see on see, mida, nagu surematus sisuliselt. Mis point on, nagu see võtab elu pointi ära, kui sa ei saa surma kunagi. Ega samas pohmakat ka pole mõtlema. Jaa. Aga et see paneb mõtlema, on ju, et okei, kui nad teevad seda ja panevad kõik su nagu aju, panevad nagu robotisse, aga see nagu sina jääd ikka alles või? Ja tegelikult siin kohal on see küsimus, et mis vahe on siis sinul ja nagu sellel robotil on ju, et kui sa oled lihtsalt nagu ajukeemia on ju, ütleme, et robotil on ka nüüd keemia tekitatud aju, et kas ta on siis täpselt sama, mis on inimene või... Tal ei ole organid. Tal ei ole nahka, tal ei ole organid. Ei, no need on kõik nagu need on kõik nagu funktsiooni kuradi pipapup asjad on ju. Aga ma räägin sellest asjast, mis nagu see, et sa tunned, et sa oled olemas, vaata. Jaa. Aga kas robotil on ka see või? Ma ei kujuta ette, ma ei ole robot. Kas sa usud, et hing on olemas? Ma niimoodi ei ole mõelnud. Aga ma olen mõelnud, et ma usun nagu saatust. No Jeesus Kristust. Ei. Seda ma ei usu. Vabandust kõik vaatajad. Tõnu on väga sügav kristlane. Pärast seda, kui me Rakvere linnuses käisime. Ta käis seal põrgus, vaata. Ja õigus ta kartis. Ma näen seda visiooni, et nagu, et ma ei usu, et mingi üks inimene keegi lõi kõik. Jah. Üks mees. Äkki neid oli 2 või mitu. Jah. Samas aga vaata, siis on see, et aga mis oli nagu enne universumit ja kes nagu see universumi nagu tekitas. Aga selleks, et keegi saaks midagi tekitada, peab enne seda midagi olema. Aga mis asi on nagu mitte midagi? Ei koti. Põhikooli lõpetanud. Räppar, sotsiaalmeedia guru. Nad on huvitavad küsimused. Ei on. Ma olen selles mõttes süksed elulised asjad meeldivad, aga ma ei tea, universum, kuidas see juhtus? No mina ei tea. Gregor Lillemets ütles ju, suur pauk oli, te ei mäleta või? Sari ja TV. Jumal pani pihku. Sarijad, Tomi Klaus Kallavus ju. Kus sa oled mees? Tule välja. Ta on vist retired nüüd või?
Youtube'ist või? ta käis ju mingi kaitseväes. ja tegev vist peaks olema. ta on tegevväelane. Te olete väes käinud või? Mina olen ta. tead, see on väga tundlik teema. Täpselt sama siin. Miks? Ma ei ole näinud. Maksan trahve. Maksad trahve või? aga miks sa ei taha minna? Fun ju. Väike metsast. No vaata see Anne Veski siin peas, see on nagu kaubamärk. Jah, mul oli mulletiga täpselt. Mul oli see, et ma tean põhiseaduslik kohus, kodaniku kohus. Ja aga identifitseeri ennast naisena, siis sa ei pea maha ajama. Jälle tee. Ma identifitseerin end venelasena. Ei no ma ei taha, kutid. Nüüd see on mingi 11 kuud ka nagu. On või? Enam ei ole 8 või? Kadus mingi 25 aastal ära vist või? No vaata, tead kui pikk aeg see TikToki ajul on või? 11 kuud. Tead kui pikk raamat see on või? See on ikka pikk. Oleks see mingi, 3 päeva on juba see, tere ma vist maksan trahvi vaata. Aga 11 kuud. See on nagu rasedus pluss 3 kuud. Mida vittu ma teen seal? Metsad oled, külmetad. Ja aga vaata, nüüd on nagu see, et selleks hetkeks, kui peaks sõda siia jõudma, siis on see nagu tehnoloogia sinna arenenud juba, et 5G on ju, saame kuradi Rootsist neid droone juhtida ju. Ja. Miks me peame metsas olema? Mingi püssiga. Ja ma ei usu ka, et mis on viime odaga vennad ka metsa. No aga kedagi on vaja lasta ju. No jaa, drooniga. Panaksegi, sind panaksegi sihtmärgiks sinna vaata. Ole kuule ära ja jama. Mõtle, kui fun oleks sind taga ajada drooniga. Kuule, me jooksikud räägime. Võtta, kas sa maksad trahve või? Jah. Käisid arstlikus komisjonis? Ei, sellepärast maksangi. Ma pole arstlikkusse läinud isegi. Ma ei julge minna ka nagu. Okay. Enne kui ma pole mingit... Häda küljes või? Jaa. Ma ei tea, kas siin hea internetis üks juttu rääkida. Tead, podcastidel pole tagajärgi. Ongi nii, jah? Ja see on asi, mis ma olen õppinud. Keegi ei viitsi vaata mingi surkida, otsida. Aga palju need trahvid on muidu? Maksad 2 korda aastas nüüd, iga kord kui minnakse, siis, mis on suvel ja talvel, enne mindi sügisel ka, see kadus ära. Ja see on kuni 300 trahviühikut, üks trahviühik on 8, nii et kuni 2400 €. Jesus. Aga enne, kui nad teevad sulle nii suure trahvi, nad pigem võtavad sult load ära, friisivad pangakontot. Päriselt, jah? Yeah. Load ära. Aga seepärast sa sullis teedki asju või? Kes ütles, ma sullis asju teen? Sina igas loos. Ei, kuulge, selles mõttes, et majandusaasta aruanne on saadetud, ikkagi kõik on legaalne. Mis su firma nimi on? Tegelikult ma ei tea, kas on saadetud, väidetavalt on tehtud. Ma tahaks juba lugu muud. Üli enesekindlalt peale, aga noored 400 OÜ. Ma ise nüüd... Noored ja 4-aastased alustatud. Ise piilun ka nüüd. Ootame. Nüüd tuleb välja, et veel üks trahv tuleb. Tead, siin on ikka kõik nullis. Võib-olla see ei ole veel ära saadetud, siis, aga see on valmis, mulle öeldi. Mida iganes. Keegi valetab sulle. Keegi valetab. Kennet valetab sel juhul. Hästi. Ma mäletan, ma olin ka 20-selt ülipinges nii paljude asjade pärast. Ja. No elu ei olnud koos veel, nagu ta on praegu. Ja. On või? On küll. Tead, palju raha mul on. No. Palju on siis? Palju alles on? No, alles millest? No sellest, kuule, tead, mis te kulutasid on iga nädal 2 korda? Prostituut või? Iga kuu 2 korda, mitte nädal. Prostituudid? Ei, Eestis prostituudid. Ma ei tea, ma ei ole kokku puutunud. Ma on tänu kuulus. Vaata, üks päev, kui sa nagu minu levelile jõuad, siis sa tead, kui lapsik see küsimus on. Prostituudid, lapsik küsimus. Ei, ma ei saa prostituudi pointist aru, vaata. Jah. Ma maksid, sain mingi kuradi. See ei ole ju, sa pead olema vallutaja. On ju. Ei kõla üldse hästi. Norman vallutaja. Okei, tead, vaat, mis me ikka minust räägime. Aga vaat kaua sul on siis 8 aastat veel. See on siis 8. Kui nad seadust ei muuda. 8. Ma ei usu, et nad muudavad. Vabalt võib muutuda. Soomes tehti ju kunagi niimoodi, et need, kes polnud ära käinud mingi oma selles nagu whatever aknas kutsuti 50-selt tagasi nagu. Siis pidid 2 suve käima nagu. Crazy, mõtle pere juurest ära. Samas see on crazy. Mõtle, kui sa lähed vanemana ja sa saad kohe nagu mingi kõrgema ränki.
see ei ole vanuse järgi. Ei, see on vanuse järgi. No way, see on vanuse järgi. Ei no jaa, aga kui teised on nagu ülinoored ja sa oled mingi kogenud ja... Siis võtadki nagu sellelt 18-aastaselt käsklusi. Mõtle, kui wild see ka veel on. Oled 27 ja kuuled mingi 18 aastast. Ütleb sulle, et kuradi lükka moppi või? Joo ära see dünamiit. Mul ei maitse. No võimalus on 2 last teha. Siis ei pea ka minema. Päriselt või? Jaa. Aga see oleks cool ka, aga meil ei ole sellist noort räpparit, kes oleks nagu isa. Ma ei tahaks ka olla nagu. Miks? See on just cool ju. Mulle meeldib nädalavahetusel joomas käia. No kes seda... Jaa, aga lapsed on naisega. Tere, sina võid joomas. Jaa, kalapulgad on külmkapis ja... Jah, mõtlevad välja. Leikar. Tere, kass saab 3 päeva üksi hakkama. Seadus ei ütle, et sa peed hea isa olema. Ta ütleb lihtsalt isa. Riik muust ei hooli, ainult numbrid. Mõtle, teed 3. lapse veel juurde, nüüd saad toetust ka. Mõtle, 5 sotti kuus, tuleb lihtsalt kontole, otse ninna ja kaitseväes ei pea olema, load on alles. Tõra, peaks lapsed tegema. Kindlalt mitte, mina vähemalt. No, ma ei ole... See on just selles õiges vanuses praegu. Jaa, see on fertiil. Piik. Keha on nagu nii vaata nagu toonust täis. Sest kui ma teeks praegu lapsed, arvan, et ma hakkaks nendega mingi kuradi sporti tegema. Mis ma olen Tõnis Sildaru. Fucking relax. Ja ma kujutan ette Kennetiga meie 4-toalises korteris, mis on longerapurk ja prügi täis. Ja siis on 2 imikut. No aga mõtle, sa et lastel oled koristage ära nüüd. Saad... Jaa, võib-olla mingi 5 aasta pärast. Jaa, no see on, essad 5 aastast läheb nii kiirelt. Sa pead tähelegi. Ma võib see, et said kohe automaatselt ka, et võtate Kennetiga lapsed. Ei, sest ma elan Kennetiga koos nagu. Aga homod ei pea ka minema või? On see mingi seadus? Kennetil on tüdruksõber. Aga ta ei ela. No habe. Nii ja no, mis seda? No vahel ei ela. Praegu on nagu nad seal kodus. Ei, ma ei tea, kus nad on. Oled stressis ka veits? Ei ole. Ma ei tea. Ma ei ole väga palju. Ma olin sinu vanuses. Haige, et sa oled välja kolinud ja nagu... No jaa, aga ma... Oot, sa oled kodus? Muidugi, ma kogun raha. Okei, sa lähed kohe seda rahadat ostad nagu pinna. No jaa, kui sul on kuradi, ma teen seda Sammi asja. Jaa. Selleks, et ma saaks teha. Sammi asja. Jaa, aga see on nagu kuradi speedrunning life nagu. On küll, jah. Mul jääb lihtsalt nii palju raha üle. Ja ma ei pea mingi... Pluss ma elan oma vanematega, kes armastavad mind. Selle asemel, et naaber on venelane. Nad tülitsevad. Ma saan kuulata kodus oma vanemaid tülitsema. Ja see on kodusem ja on tuttav. Kui vana, sa ütlesid sul homme sünnipäev? Vaapidu või... Sünnipäev, vaapidu. Ma saan 30-seks. Ja ongi 30. Wow. Nagu reaalselt. Wow. Ja ma kolisin välja, kui 18 olin. Pane kõrvad kinni täna. Et ma näitan pangakonto. No näita palju. Ma tahaks teada palju alles on. Ei no, mul praegult on mingi... Juba hästi palju vabanduseid vahe. Ma hästi kohe, mul ei ole mitte midagi praegu. Korraldamisele praegu. Ei no tere, ma näitan kontot. No mul on praegu niimoodi, et mul on... tegelikult ma ei saa näidata. Ei, oota, mind huvitab pigem, mis su kulud on, kui sa nagu vanematega elad. Sa ei maksa üüri, sa ei maksa kommus ja ongi ainult sööki. Sööb väljas, pluss ta ei söö... MyFitness. Ta ei söö kõiki, 2 toidukorda on kodus, vaata. Ei ole. Ühe korra sööb väljas. Tõsi, ja hommikul ema teeb putru. Ja lõunaks ahjupraadi. Ja õhtusöögi Dan peab ise vaatama, sest tuleb nii hilja koju vaata, siis Hems magab juba. Mõistan. Aga ehk siis 1 kord päevast peab väljas sööma, 2 korda nädalas kouki. No vaata mul neid kulusid. Ja, lihtsalt konto välja võtta. Maksuamet kuuleb. Ma ei ütleks, et ma nagu nii palju erinev olen. Okei, võib-olla olen, aga mind huvitab miks on Facebook ads? Tuuri korraldamine. Ta on mingi Facebook scammi. Postin oma Tinderit, vaata. Facebook dating. Mitu euri sul eelmine kuu läks? Mitu raha? Kas kuidas seda vaadata saab? Vaata, mis sul see kuu on läinud, vaata, see on detailed view. Vaata, mis mul eelmine kuu läks. Tere noored on nii rahatargad, ma isegi ei teadnud, see äppis on see asi. What the fuck? Vaata, nagu arvutab sulle selle. Saabki vaadata sellist asja. Kaamera näeb neid asju ka sinna. Julge. Iga päevast. Koodi, ei küsi.
no näiteks this month 5 päeva on kestnud, mul on 923 €. Noh, sa maksid mingi üüri ära arsamsit. Ja maksin üüri, jah. Vaata, sa pead mingi Swedbanka sisse logima või? Oota, detailed view, jah? Jaa, last month. Okei, minu number on teada. Accept all cookies. Kus ma näen seda? Mida vittu? See kuu juba 725 €. Oota, kus ma ei... Seal on mingi detailed view. Last month, let's go. Suht 1231 €. Läks. Eelmine kuu. Ma ei saa aru, mida ma siis rahaga teen, nii sinu kord, siis ütlen mina nagu. Aga ma olen nagu suht hea nagu selles. Sul ei ole isegi sükst nuppu. Jaa. Sa vist ei teeni piisavalt. Äkki ta äppis ei lase, äkki ma pean... Ma olen äppis. Ma läksin ka äppist. Oota, ma lähen neti.ee. Neti.ee. Täiskasvanutele. Mis need veipimisreeglid siin on? Mis asjad? Veipimisreeglid. Sa võid vaibal siituda. Legit siin oli junn vaibal üks kord. Kes see tegi? Ma ei tea. Ilmselt Sander. Sander. Ei, ma ei tea, mingi toit kukkus maha. Pruun junni kojaline toit. Mul läks 3400 € eelmine kuu. Suht norm, jah. Ongi peod põhimõtteliselt, jah. Ma ei tea, mis ma tegin. No sa saad vaadata. Eelmine aasta, mul oli mingi eelmine aasta, vaat see kokkuvõte, mis nad tegid, nagu see Swedbank Wrapped. Siis mul kõige kulukam kuu oli eelmise aasta aprill. 20 tonni. Oligi vist, jah? Oligi 20 tonni, jah? No remondi peale vist. Remont. Sa omad enda spotti, või? Jah. Türa küll, see oli jube aasta. Palju sa renti maksad? Maksame peale 78 ruudune korter, siis maksame kilo 2 peale. Päris hea diil. Üli hea diil, jah. Väga hea diil, jah. Tutikas ka nagu kööks oli sama päev valmis, kui me sisse kolisime. Mis raha on? Väike Õismäe. Me oleme samas majas. Ei ela ikka. Ma elan Kakumäel. Sa elad vanematega, jah? Jah, okei, sa ei pea. Väike Õismäe, tead, kus on Harku järve juures on see kardirada? Jah. Seal kõrval. Siis sul on see kuradi järveke ka seal, rannake ja värk, jah? Jah, aga korter on teisele poole, nii et järve ei näe. Ei, Kenneti toast näeb. Kas ei ole see mingi Harku järve või mingi või mis iganes? Ongi väike Õismäe lihtsalt või? Jaa. Ma ei tea, et siuke rajoon isegi on. Ta on väga väike ja seal ongi mingi 5 korterit on väike Õismäe nagu. Suht norm place ju tegelikult. Jah, enne olime 6 Narva maanteel. Narva maanteel 128, korter 92. See on lauluväljaku mäe peal, ülemine korter, 2 ülemist korterit oli. Siis meil oli ka seal... See, kus on vaade lauluväljakul. Jaa. See võis päris lahe olla. See oli lahe, aga nagu 6 ränki ikka, see oli 3 magamistoaga. See tähendab seda, et 3 inimest olid elutoas. Tüübid ja biffid või ainult tüübid? Üks paar oli mees-naine ja siis Kennet oli ka elutoas. Ma saad see biff. Lihtsalt 5 tüübi. The dream. Dream. Tead, kui sul on nagu hommikul 5 näljast tüüpi, kes tahavad muna. Ja see olidki see thought. Ei, õnneks meil oli 2 kööki oli nagu 2 elutuba. Siis oli nagu chill. 1 naine, 2 kööki. Kuidas? Holy shit. How is that done? Birgit, tule meie kööki ka! Birgit keerutab taldrikuid. Seal me maksime, meil 2 tonni oli üür. Siis meil oli jaotatud niimoodi, et kellel nagu normtuba on, see maksab rohkem. Fair tegelikult. Mul oli nagu master bedroom, maksin 390, Kennet, kes oli elutoas, maksis 250. Meil oli Melpsis oli 4 peal oligi vist 2-toaline korter. 2 magamistoaga korter. Sa mõtle Airbnb? Ja see enne, kui me välja kolisime sealt. Ei olnud, see oli 3 tuba. Okei, oota, siis mina olin ühes toas, sina olid naisega, no ma olin elutoas diivanil, siis ma olin kõige lühem. Ja... Ülihea reisida su tüübiga. Pakid igale poole ära. Ja, ma lennuki fucking carry on. Tal on nagu reaalselt mingi natuke laiem tugitool, see tüüp saab magada seal. Jah, ma saan selle peal magada. Like a baby. Kas see maksis üli palju seal? Ei, muidugi maksis, jah. See oli Airbnb. Jah, see, et ma olin nagu ma magasin nagu selle fucking diivani peal ja siis üks õhtu Roger tahtis nagu kana süüa. Ta ostis nagu selle külmutatud kana mingi koivad on ju.
ja siis ta hakkas nagu pannil seda soojaks tegema. Mis on nagu mitte soojaks tegema. Hakkasin seda valmistama. Ta hakkas seda valmistama. See on see, kui palju ta teab toidu tegemisest. Ta hakkas seda valmistama, seda soojendades. Ta ei tea, jah. Tea, mis ta ütles, et mis ma valesti tegin kanaga või? Ta ei keetnud enne. Pole elu sees kuulnud sellist asja. Tere, kuidas... Ei, okei, ma olen kana keetmist enne kuulnud. Kana keetmist muidugi, aga nagu see, et ta väidab, et sa keedad kõigepealt ja siis praed. No okei, see on nagu maitse asi, vaata. On Gordon Ramsay, on... Siis ta oli ülikettas nagu. Et ta oli nagu mingi... Türa, kes see lihtsalt praeb kana? Siis ma mingi... Türa, ma ei tea. Kõik. Ei, aga sul läks legit mingi 2 tundi. No see oli ülisuur kanatükk. Ma tegin nagu rahulikult. Aga see oli korteris oli nagu sisevaipkate. Nii kõik see tekstiil nagu haises kana järgi. No ma võib olla. Saad aru, et ma ei jäänud terve öö magama, sest et korter haises nagu toores kana. Ma lihtsalt magasin. Kuidas toore kana järgi? See oli valmis kana. No jaa, aga alguses see oli 2 tundi toores kana. Sööta lõpus oli korraks küps. Oh shit, mis on graffitit tegema? Ei, see e-vedelik. See on tervislik versioon või? Jaa, tõe proteiini on siin mingi 60 grammi. See ja see siis see, mis sa pähe paned, on täpselt samasuguses tuubis. Kas sa oled kogemata pannud seda? Ei kuule. Okei. Jäin salmonelloosi, siis ei jäänud. Ma olin nii paha. Ma tegelikult, ma nuputasin hiljem välja, mis ma nagu valesti tegin. Jaa, sa ei tellinud toitu lihtsalt. Ei, ma tegin selle vaata, et ma nagu... Vaata, Dan andis mulle, korkis mind oma selle savu veibiga, vaata. Ja siis ma nagu hakkasin süüa tegema, aga mida ma ei teinud, ma ei pannud kubu tööle. Ehk siis seda oli tuppa. Jah. Mul läks meelest ära. Ta ei pannud lihtsalt tuppa nagu. Ta lihtsalt tegi toores kana hotboxi. Haige oli. Lihtsalt klassik. Ega täiesti huvitav, et sa söögi tegemist midagi tead. Kui sa tellid ja Emps teeb süüa. Emps on tööl. Okei. Ma teen, ma söön iga päev väljas. Ja seda ma usun, jah. Ma olen tera headliner. Jaa, õige. Palun vabandust nagu. Vabandust vastu võetud. Ja sorry, et ma nii kaitsev olin. Ma olen oma pere suhtes väga kaitselis. See on õige. Aga mis... ma olen 3 restoranis töötanud. Mitte üheski pole süüa teinud. Oota, aga see... Ei, no ma olen preppi teinud. Ma oskan nagu kõik nagu enne küpsetamist asjad teha. Ma oskan tükeldada, pliidi sisse koolida. Aga see on ka väga oluline oskus. See muudab ju maitset. See on kõige suurem osa küpsetamist. Kuidas sa töötled seda asja enne? Jah, kõik peab evenly cut olema. Mul kohver kogu aeg küsib mult toidu valmistamis nõu. Ma ei usu seda. Ma ka mitte, see on tõsi. Jaa. Oota, kui uue kestili siis rahv nagu ja? Keegi kedagi koju tuua ei saanud siin? Sai. Ikka sai või? Sai küll, jah. Elutuppa või? Jaa. Päris haige. Tere, see oli siuke frat house siis ikka. Jaa, full frat house. See oli nagu Eesti esimene sisumaja. Sisumaja? Ei no oli, kuna meil olime seal... Sest seal oli hästi palju inimesi. Seal oli, minu produtsent Kennet, Rainer Jukkub teeb hästi palju üritusi. Tristan Ots, ei tea sikist nime, ei tea, no võt. No ühesõnaga meil... Küll jõuame sinna, küll me mingi varsti saame teada. Jaa, no me olime kõik... Sisu hakkab sealt välja likku. Me olime mingil määral nagu kõik influkad nagu, tegelisime mingisuguse businessiga. See oligi, siis kui me kolisime ka, siis tekkis nagu noored näljas, et see siis 2024, 1. november, kui me sisse kolisime, alguses pidi noored näljas 6 inimest olema. Aga visioonid ei klappinud, mina Kennet tahtsime teha seda, mis me praegu teeme. Teised olid, et tahaks mingi... Võrkturundust. Mingi täiesti teine. Ei, no oli mingi pood, teeme mingi Andrew Tate, Top G, vaata, jätta rahule nagu. Nagu manfluencing või? Jah. Ma teeks seda alt siis, kui see nagu irooniliselt. Nad oleks nagu real teinud. Aga nad on ise samas... 17 aastast. Tegelikult naistele meeldib, kui sa oled natuke sitaba. Tere vinn näos. Mehel peabki mitu naist olema. Mehed on vallutajad. Tere, sa ei ole oma aknet vallutanud. Nagu räägid siin kuradi. Naisi peab austama. Jah. Muidugi. Minu ema oli naine. On. Jesus Christ. Isa on kogu aeg isa olnud. Jah. Usu mind.
vaat su isa on kurat, jah, minu vanune. jaa. Emps on. Ka 45. Hea vanus. The golden years. The golden years. Võitseb. Ema isa lahus päidu või ema ei ole kellegi koos? Lahu. Ei ole kellegagi koos. Aga no terve aeg lahus on ta. Terve see elu. Ja ma olin mingi 2 aastane nüüd lahku läkst. Sellepärast, et sa gümnaasiumist ära tulid. Jah. See oli sinu. Süüdista neid ja sellest. Ja see on ka nagu huvitav, mõlemad on nagu kõrgharidusega, sest olen mina 9 klassi. Okei, 10 klassi. No jumal tahab. Aga sul on aega või? Cycle Breaker. Äkki ma kunagi lähen. Praegu ma küll ei näe, et ma läheks. Tanel Padar tegi ka Ülemere. Ma arvan, kui ma läheks, siis mingi eriala siis. Kõigepealt Eurovisioon. Jaa, siis täiskasvanute gümnaasium. Põhimõtteliselt peab paigas olema. Ja siis Rock FM. Ta töötab Rock FM'is. Ja sul on juba nagu see terve karjäär on läbi mõeldud. Kool on aja raiskamine. Võib-olla gümnaasium. Sõltub, mis redelit sa ronida tahad. Mis sa õpid seal ikka gümnaasiumis mingi, kuidas fucking... Jaa. Kuradi, kuidas seal mingi fucking... Noh, me õppisime vene keelt, nüüd ei tohi rääkida vene keelt. 3 aastat raisatud. Te oskate vene keelt või? No Kavarjutšin Rošov paruski. Täna on 2 keelses perest, peab oskama. Ja mul oli põhikoolis 4 vene keele õpetajat ja ma oskan nüüd ikka rapendada. Kõik. Vaata, vaenlase keelt peab teadma. Väga huvitav. Oota, aga teil on mingi pikaajaline üür siis kahekesti või? Mis asi? Pikaajaline üür või? Mis te plaanite? Me võtsime alguses aasta lõpuni, me kõlisime augustis sisse. Et siis mõtlesime, et teeme aasta lõpuni. Ja siis nüüd me oleme edasi teinud, aga neil tekkis nagu probleem, nad olid mingi 32 korterit müüa, et meil on pakkuda teile 10. 8 ruuta väiksem, aga ikka 4 tuba ja 2 vetsu. Käisin vaatamas, nagu kilud karbis. Aga meie teooria on see, et ta lihtsalt tahab meid sealt korterist ära. Miks? Sest me oleme lärmakad ja meil on iga päev mingi function meie juures. Okay. Et meil oli ühe korra niimoodi. Te olete nagu nightmare üürnikud. Vaat see korteri käib üks inimene vaatamas. Aga siis see kolib mingi full immigrandi pere. Terve suguvõsa. Aga kõik on teismelised poisid. Kiimas teismelised poisid. Teevad toas savu. Kuradi sisumaja. Andrew Tate. See on Andrew Tate'i tuba. Kui ma oleksin nagu üürilandja ja ma saaks nagu pärast lepingut teada, et meil nagu terve kuradi Kalev Cramo elab mu korteris, ma nagu tapaks ennast ära. Ma paneks korteri põlema ja tapaks ära ennast. Neid on ikka 2, aga naabrid on ja ühed kindlad naabrid on, kes kogu aeg nagu just kui virisevad. Mingi 6 aega tagasi on niimoodi olnud, et meie juures oli mingi soojendamine. Teid ikka kiusatakse. Ei, oota, kuula nüüd, aga meil oli soojendamine. Me lahkusime varakult, me lahkusime kell 10 kodust. Minu just töörahu nädalavahetusel on 11 äkki. Ma võin eksida, võib-olla suvel ainult. Jaa, no ei ole 10 igast ajast. Ei, kindlasti mitte. Läksime 10 ära, sinna ei... Jätsite muusika. Meie juurde... Fuck it, me tuleme tagasi ja meil on vibes. Kennet jäi 3-5 maffiaga meie juurde. Ja siis 3-5 maffia tüübid läksid ka ära ja siis Kennet jäi mingi 1 inimesegi sinna. Lihtsalt ajasid juttu, mingit muusikat isegi ei käinud ja siis Kennet läks elutuppa kõndis nagu koridorist mööda ja siis vaatab, et meie naaberid seisavad meie esikus. Ja siis Kennet oli nii šokis, et ta väga nagu ei mäletanud, mida nad rääkisid, aga midagi, et meie lapsed ei saa magada, et me kutsume politsei ja siis viimane lause oli, et ärge seda YouTube'i pange. Sest kaamera rollis terve aeg. Ei rolli. Nad ei tea, et see on sisumaja. Me oleme enda kodus võsareporteri. Me teeme ise endale võsareporteri. Pange käm käima. Ei, see on crazy. Aga nemad trespassisid tegelikult ju. Jaa, nagu ma lähen ka lihtsalt nende korterisse. Jaa, fuck it. Ei. Lapse kaisus seal. Ta on mingi 22-aastased lapsed ise magad. Tead, kus on ise seal hällis? Jaa, meie teist vanemad lapsed ise magad. Ei, mul oli ka Haapsalus see. Ööbisin Maiduki tuuril, vaata. Võtsin endale oma nii-öelda rental korteri. Vaata, sa tead, see Airbnb äpp ütleb alati mingi kuradi private apartment, soundproofing, kuradi. Ja sa arvad, et saad vähemalt rahus kuradi
no siis läksime mingi, ma ei tea, mingi peole on ju. Ja siis kuradi, ikka võõrastega vaata, pannakse kinni koht ja siis võõrastega on vaja kuhugi minna. Ja siis läksime mingi 3 inimesega oma sinna majutusse vaata. Siis mingi äkki tund hiljem vaata on see kuradi. Siis teeb ukse lahti see mingi majahaldur või keegi. Näeb kuradi laud fucking laual mingid asjad. Kõik läksid, kõik nagu fucking need prussakad. No aga mis nad arvad, kui nad klaaslaua hangivad? No ja täpselt, fucking soundproofing. Ja siis hommikul vaata jään magama ja siis ärkan üles mingi juba on päike väljas. Võtan telo, vaatan. Tead, kus sa loodad, et kell on mingi 8 hommikul? No, et sa saad magada veel mingi 5 tundi ja siis vaatan, kell on 2:30. Ja nagu check-out oli 4 tundi tagasi. See kuradi host on mingi, proovib mind välja saada sealt. Aga ma ei ärka üles. Ja siis kuradi käi. Lähen mingi duši alla, vaata, et oma keha pesta. Ja siis kuulen see. Koputab. Ma karjun kohe. Airbnb tuletavad 2 juttu meelde. Esiteks Soomes. Ma räägin kiiresti ära, hoian. See ei lase külalisel rääkida. Siis ma kõnnin nagu välja seljakotiga ja siis see tädi ootab mind seal foyees. Meil pole 20 aasta jooksul kordagi midagi sellist olnud. Ja nüüd teised külalised ei tahtnud kutsuda maja haldurit. Nad tahtsid kutsuda politsei. Vabandust. Kuigi raske on nagu vastutada asjadest, mida ma ei mäleta, aga see on nagu teine point. Ja siis mulle öeldi, et seal korteris ei olnud lihtsalt joodikud, vaid lausa narkomaanid. Mis siis sai? Vabandust. Ei, ma tundsin need kohutavalt. Aga tore 45 €. Aga Soomes käisin 2 aastat tagasi ühte UK underground artistiga olemas ja seal oli Airbnb's olid müra need andurid, et kui sa seda ületad, sa saad mingi tonn 500 trahvi. See on päris lahe tegelikult ju. Nagu naljakas, et nad niimoodi mõtlesid välja vaata. Aga see Loki ei töödanud, aga me kärrisime terve. Ja vaata, nad ei olnud valmis selleks, et see backfire'ib vaata, et te üritate reksi panna seal. Et see on nagu see boksimasin. Ja, vaatame palju saame. Jaa. Mul oli booking punkt, mida iganes bookinguga oli süük asi. Ma nüüd ei taha öelda, mis festivalil ma käisin ja kus ma ööbisin. Treski fest. Ei, ma ööbisin ühes kohas Eestis nüüd. Las me pakume festivali. Weekend festival. Ei. Lasa polnud sündinud. Positiivus. Vahet ei ole. Okei, Jesus Christ. Ja nii. Ja siis esimene öö Airbnb's jõudsin koju sellelt ürituselt, hüppasin voodi pooleks. Voodiraami hüppasin pooleks. Siis järgmise päeva hommikul Kennet tegi üleujutuse vannitoas. Kas te üritas end ära tanda? Magasime 3 tundi check-out'i sisse ja mitte midagi ei juhtunud. Mul oli Berliinis niimoodi, et ma nagu ööbisin 1 öö selles ühes majutuses enne pikemat majutust. Ja siis mul oli nagu läpakas, aga mul backgroundis torrent töötas. Ja siis tuli tonn 700 trahv piraatimise eest. See on nagu super illegal seal. Tead, see tonn 700 trahv tuleti mulle ühte väga head õhtut meelde Club Studios. Oi, issand. Käisin Club Studios. Sain ja tüdrukuga tuttavaks. Läksin taga suhebaari. Suhebaaris ajasin ühe laua ümber. Ja siis mingi nädal aega hiljem tuli välja, et see laud oli jooke täis, mis kukkus tehnika peale ja see tonn 700 trahvi. See oli hästi mõnus. Maksid ära? Jaa. Tubli. Firma arvega või? Parem firma ei, ma saatsin erakontole selle raha. See on valus. Jaa. See on valus. See oli just, ma sain selle teada sama päev, kui mu muusikavideo teine võttepäev sai läbi ja mul oli juba sellega struggle, kuidas see muusikavideo kinni maksta, sest ma sain mingi ühe sponsori nagu.
ja siis kõmm põhimõtteliselt pidi mingi 5000 euri ära ma hakkaks lihtsalt gamblima nagu, fuck ja ma hakkaks levolt nagu kuulba, et saadaks raha, ütleks mingi davai, hakkake kuradi gamblima striimis nagu ja. lebo, väga lebo. Sa ei saa Eestis teha või? Saab teha? Ma ei tea. Räägi läbi, noh, pohhu ju. No täna on nii putsis need kuradi, kui palju Eestis neid online gambling saite on. Neid on ja ja kogu nende see ärimudel nagu toetab inimestele, kellel on päriselt probleem. Ei, mul on üks sõber, kes arvutab neid spordimängude neid koefitsiente ja siis ta näeb mingi, ta ei näe nagu kes panustavad, aga ta näeb mingi ID-d, et mingi panustamise ajalugu ja värki, kus ongi tüübid, kes nagu just panustavad, kui need mingi 10 tonni kaotanud ja siis kuradi ettevõte saadab neile 2 sotti krediiti et näe, proovi tagasi võita aga nagu teades, et nad niikuinii saavad selle raha tagasi pärast et see oli, ma ei mäleta, mis nagu see gambling site, see oli mingi Olibet või mingi Coolbet, ma ei tea, üks nendest bettidest on ju. Tuli välja, et nagu pool nende käibest oli mingi üks tüüp ei nagu legit mingi filiaali mingi CEO ja ta lihtsalt nagu mängis mingi lätlaste raha ja võiksid tulla tüübi vähemalt suvepäevadele kutsuda või midagi. Ja siis mul see sõber ütles, et see tüüp oli nagu ükskord nagu kasiinos, vaata, ütles, et kuradi, et ei teagi, nagu miks te meid lasete siia kasiinosse, et kui ma nii palju raha teilt nagu välja viin, tüüp oli nagu mitmesaja tonniga augus, vaata. See on see sõltlase aju, et sa ei saa aru, kui palju sa oled kaotanud tegelikult. Sest et sa, sul on mingi saldo on ju, aga sa korra kuus võtad sealt raha välja ja siis on kogu aeg tunne, vaata, et palju raha ma teenin. Tegelikult sa oled kaotanud vahe, nagu iga selle väljamakse enne igat väljamakset on lihtsalt jälle kaotab mingi 100 kilo. Sul on metallist tupsukõrp või? Jah. See on deep intuit. Deep intuit. Pole tupsu mitte kunagi teinud palju või? Päris ta? Missing out? No kindlalt mitte. Ei, sa pead neid mustasid patju tegema, et need on coolid. Aga vaat see on nagu... see on mingi õpilasfirma ju? Ja. Aga nad enam ei tee neid. Siis ma mõtlesin ise teha, vaata, musta värvi. Selle brändi nime on Litter. Sest see, mis siin sees on, litib ja see on litri kujuga. Haige. See on nagu haige mõte. Tee ka õpilasfirma. Ja vaata, seda on nagu mõnus mudida. Siis et see mingi plastikust vaata läheb soojaks, ta mingi kleepsud on peal. Kuradi pisikud. Ta ei pese mitte kunagi seda ühte karpi. Fucking Litter. Kus see käinud on? Kellegi sees ka või? Kindlalt. Jah. Ei no 100% sul on mingi Cocaine Wild Night, kus üritad Biffile seal sisse suruda. No jah, üritab. Rõhk sõnale üritab. Ega naised on väga upsakaks muutunud. Ja enam ei tohi teha neid asju. Paned litri perse. Mis seal käe peal kirjas on? Kus? PD-d, Anastasia, Hip-Hop, Apple, Bonus. Sa teed liiget viimased 2 kuud seda sama setti, kuidas ei mäleta see ühte? Ei, aga see sõna. Petmine, 30 ja Tõnis. Vali üks ja ta teeb seda praegu kohe. Teeb mida? Seda, mis see... Mu elu ongi memento, vaata. Ei, need on mu setlist. Ma nagu esinesin Maigil, siis mul on bittide järjekord käe peal. Bittid ise on peas, järjekord on käe peal. Ja siis ma teengi. Siin ausa mehed, aus töö. Ausa mehe. It's not much, but it's honest. It's a lot, but it's not honest. See on üks meem meie ajal. Aga kas sa mingi Saue riigigümnaasiumis ei teinud või? Mida? Okay. Esinesin. Ja, tegin küll, jah. Ja, seepärast ma mõtlesingi alguses, kui sa ütlesid Saue sees, ma mõtlesin äkki seal. Ma olin kohal küll, ma ei käinud. Olid või? Jaa, aga ma ei käinud seal koolis. Davai. Private'id on muidu rahvid, aga see tegelikult suke meh oli. Ma armastan private. See oli 2 aastat tagasi või?
ma ei tea, võib-olla. Ma ei ole tegelikult ammu teinud ja ma arvan, et see võiski olla üks viimastest, mis ma tegin äkki. Private või? Jaa. Ma nüüd transcendisin. Otsustasin, ma ei tee enam private'id. Suuna kõik mulle. Esineja enne või peale sind oli seal koolis üleüldse, ma mõtlen Beatrice. See oli tore. Viisin õhtu, ma olin õhtujuht. Viisin mingit palli läbi seal. Sa ei kutsunud mind peale? Ei. Ma ei käinud seal koolis isegi. Ja see oli mingi kevadel, kui sa käisid minu arust. Ma ei, võib-olla jah. Aga see on nagu naljakas küll, vaata, siis lähed sinna, vaata, kõik õpsid on nagu piffid, vaata. Jaa. See on nagu, what the fuck. Nüüd surutakse puhkeruumi koos mingite piffidega praegu. Ja siis tekib see tunne, et holy fuck, ma olen vana, vaata. Aga nagu äge ka, vaata. Jaa. Kus sa oledki nagu täitsa putsi, siis minu dating pool on nüüd õpetajad. Käisin ka novembris, kutsuti mingi Pärnu väiksesse kooli puhkamisest ja taastamisest rääkima. Mina, kes ma lähen 7 hommikul magama. Jah. 45 minutit pidin rääkima, ma rääkisin mingi 15 minutit, ma sai jutt otsa. Siis ma lähen puhkan. See on samas, mida sa räägid 7. kuni 9. klassi õpilastele puhkamisest? Nende puhkamine, sa käivad koolis ära, arvutis ja magama. See arvuti ongi puhkamine. Ja mul oli nii, et ma jõuan koolist koju. Ma ei võtta teksapüksi isegi alast. Kohe ruuni pelama. See on putsis. Ja. See on putsis. Mängisingi RuneScape'i mingi fucking 5 aastat. Parim aeg mu elus. No regrets. Õppisin elu kohta kõige rohkem ruunist. Ei päris, proovi mind skämmida. Ma olen terve elu skämmt saanud. Kõik paroolid ära on. Proovi. Isegi päris maksuamet ei vasta. Ja, Tänil on siiamaani, kui tal mingi jama tekib finantsiliselt, siis ta kirjutab Jageksile. Why Jagex fuck? Jagex fucked me. Mis asi see on? Jagex on RuneScape'i see... Ma vaatan, mis ma nagu actually mänginud mänge, kui ma väike olin. Ma ei tea mänge nagu. Kulli ikka mäletad ju. Come on, kull, hukakas. Ei teinud neid ka. Sa olid liiga kuulab. Sa olid liiga türedas. Neid ma ikka tegin. Küpsist tegite? Ei. Oota ka... Küpsise vedla tegin too. Skeidis sa nagu sõitsid ka või sellest hängisid? Ma nagu sõitsin. Nagu mingi hetk ma olin nagu kiiver, hambakaitsma, põlvenkad, vaata. Oho, kiiver? Ja, hambakaitsma, ma räägin nagu. Ei ole. Jaa, oli küll. Saad aru, et mul... tegelikult samas arukas. Ma olin nagu inline skate'idega, aga mul oli full nagu, ma mängisin jäähokid ka. Ja mul oli nagu full nagu, mitte lihtsalt põlvekaitsme, vaid full koos sääre selle plastikkaitsmega. Küünarnukka või? Nagu mul oli 0 mobility't. Mul oli kuradi küünarnuki kaitsmed. Käed ka või? Mul oli nagu hokikiiver selle võrega. Ja ei, ma olin nagu indestructible. Aga 0 fucking paindlikkust. See oli nagu iga kord, kui ma minirämpist alla läksin, see oli nagu mingi jackass, vaata. Kuidas türa sa nagu isegi inline avastasid enda jaoks? Et ma hakkasin eksperimenteerima. Ma noorelt hakkasin videosid vaatama ja siis... Fuck around and find out. Ja siis oli nagu, eks endal oli raske aktsepteerida. Vanematel oli kõige raskem kuulda seda. Et nagu lapselaps ei tule kunagi. Aga lõpuks olin out and proud oma inline skate'idega. Ja kuna ma mängisin nagu jäähokit, siis ma tegelikult lapsest saati oskasin uisutada juba. Siis ma loogiline tunduski minna inline skate'idele peale. Jälgid hokit veel või? Ei. Eesti just tuli kullaga Hiinast koju või tuleb üle amme. Võitsid täna. Hea meel nendele. Viru Sputnik või? Mida teed? See oli Kohtla-Järves. Kohtla-Järve hokitiim oli Viru Sputnik. See on liiga noor. Või siis te olete liiga vanad. Ei ole midagi. See, et seal olid venelased. Sa praegu arvad, et holy shit on ju. Aga sul on nagu legit 2 aastat veel ja sa oled meiega samas poolis. Jaa. Usu mind mees. 2 aastat kõht tuleb ette. Sa arvad, et sa oledki lihtsalt hea ainevahetusega. Ei, ma olen paks nagu. Oi, aga kui sa oled praegu paks. Ootamiskajast. Ootamis. Aga mis sa tellid süüa kogu aeg või? Ma teen. Mis sa teed süüa? Carb heavy diet. Sa oled siuke carb loving lesbian või? Ei ole. Tatrapuder ja viiner. Suht nagu väga low carb on. Nagu nüüd mul praegu oli faas. See on algses, sa ütlesid, sul meeldib juua ja siis see on algses kinni kõik. Ma nüüd mõtlen nagu kaalun nagu kainemat kuut ja keyword kainemat. Vaata, palju sa kaalud? Ma ei tea. Mis su lemmik algs on? Langera.
või nagu kange džinn. Mitu maidukit sa kaalud? See ei ole palju kalorit. Ma kaalun rohkem kui maiduk. Ei kaalu. Kaalun küll. Ei, aga sa vastad pikem ka. Jaa, ma kaalun rohkem kui maiduk. Ma tean seda sellepärast, et vaata, mingi 1,5 aastat tagasi oli siuke asi nagu Fight Club events, vaata Lil Dill, väike pede kaklesid. Siis nad tahtsid uut teha mingi paar kuud hiljem sellest, kui see oli. Ja siis nad tahtsid mind maidukiga panna. Ja ta oli mingi 10 senti lühem, 10 kilo kaalus vähem. Nüüd nad tahavad jälle teha, nüüd nad kirjutasid mulle. Ja nad kirjutasid mulle ka, nad tahtsid panna mina versus Chris Boyce. Ja mul oli siis saada aru, et ma tapan ta ära. Legit sa saaksid pekseda. Kogemat. Ma tean su mentaliteet. Tal on roosad juuksed. Aga see nagu, vaata see distractive. Mul on vähe võhma, aga plahvatustlik jõud. 0 plahvatust. Mul on väga sa ju oled näinud teda jõusaalis, sa tead küll, mis ta teeb. Ta teeb Stairmaster. Ainult. Stairmaster ja siis nagu see kuradi plank. Ei, ma teen Stairmasteril sooja. Ta on nii, no. Oh my god. Mis see türa Chris Boyce sõidab üles? Ei sõida, vaata, tegelikult. Sul on massi küll, jah? Mul on massi küll. Chris saab üle, sorry Chris. Inimesed arvasid, et ma andsin Chrisile lõuga. Mingi Isto rääkis. Ma mäletan, Marps tegi vaata Mark Kaara vastu ka, siis ta sai Mark Kaaralt lõuga ja siis mingi tund aega hiljem esines. Oh my god. Eesti meelelaotus on ta tuli peale, ma olen Marps, ma sain just lõuga, aga ma nüüd esinen. Thanks Marps. Aga ta oma peas oli nagu vaata 50, vaata. Et sa ei kuuli ja ikka laval, vaata. Holy fuck, päriselt. See on rough private. 4 sotti. Türa küll. Ma sain just lõuga. Ma seda nime pole kuulnud tegelikult. Ma nägin teda eelmise aasta Õlle Summeril viimane kord. Mis juhtul teed Andrew Tate'i videosid. Full hustle käib. Ma pean minema. Ongi nii, jah. Jalka lebole. Ja mingi Fifat ka veel. Ja Kohver küsis, et too mingi Roger või Louti kaasa. Ja ma parkisin sinna, nad olid seal kontoris. Sul on auto sinna pargitada? Kuule, mina kindlasti ei viitsi Fifat mängida. Aga tule minuga, siis sa saad auto sealt kätte ka. Sul on auto nagu seal VTC juures või? Nad ei mängi kontoris või? Ei, neil on... Ma ühe korra olen teinud seda, siis oli seal Laeva tänaval. Nad olid praegu kontoris, green screen oli nende taga. VD oli, Kohver oli. Sa 100% saad valesti aru teinud, jah? Sa oled ju teinud seda varem. Lähme koos või? Ma võin vaadata sinna poole. Nüüd ma juba 2 korda selle jalka asjale ei öelnud. Ütled, mul oli mingi asi. Või ütlegi, et ma ei käinud salvestamas. Ja ma ütlen, et Roger vihkab sind. Ma ei vihka teha. Chris mulle väga meeldib. Ma vihkan Fifat lihtsalt. Ma ei oska ka Fifat. Ma ei viitsi. Tere, mul hakkab nii kaua. Ma nagu lihtsalt ei suuda. Kunagi vaata nooremana, et need hängid ka, kus kõik olid mingid. Ja, paneme jooke mingi Fifat. Mul ei olnud sikst asja. Nagu Rets Uptick tuli sellest õhtusaatest. Tuli, jah? Palju tuli? 50 pilet. Just like that. Tunniga. Crazy ka. See on ju mingi 4 kotti. Insane. Mitte midagi korteri ostuks, jah. See tüüp. Mis korterit sa tahad, palju sul raha vaja on? Ma tahan nagu mingi 160 kilos. Miks sul on nagu kontoga on kõik ilus või? Ettevõtte kontol? Jaa. Miks sa ei võta pangalaenu? Vaata, ma tahan, kui ma nagu ootan mingi sügiseni, siis mul on nagu, vaata, mul on nagu raske näidata, sest ma nagu meikisin alles suht hiljuti, vaata. Siis ma ei saa näidata, et ma olen mingi üks kuradi massive ülekanne. Et usaldage, ma mõtlen välja. Ma ei saa niimoodi pangale öelda. Aga kui mul on nagu nüüd tuleb nagu see lisakad, siis tulevad fucking suvetuur. Ja siis äkki teen veel ühe tuuri otsa, siis ma saan näidata, see on 2 aastat kuradi pool korterist on põhimõtteliselt koos juba. Et siis on nagu, ma arvan, lihtsam rääkida. Sest ma ei saa sellest aru, et kui sa oled nagu ettevõtja ja nad on, et me tahame näha su nagu seda palka, et kas sa suudad nagu teenindada. Nagu see näitaks midagi. Mul võib mingi legit töökoht olla, aga kus sa tead, et ma ei saa kuradi koondatud poole aasta pärast. True. Et pigem see, et sa oled asjalik inimene. Nad võiks olla nagu vanasti, et nad suruvad su kätt, vaatad silma ja usaldavad. Jah, seda küll, jah. Ja nad tahavad meil korteri kolimisel tahtis ka omanik, et poole aasta konto välja võtta, et näidata.
ei, ma ei näita sulle. muidu see on weird ass. Ma ei tohi näidata sulle. Ja siis me pidimegi minu ema vahele võtma sinna, selleks mingi support õnnaks nagu. Ja, et on mingi tagatis nagu ükskord. Jaa. Fair, normal. Ja, aga nagu kaua ma nii saan lasta nagu. Elu lõpuni mingi ema on minu ja korteri vahele. No nii on. Siis kui ma Austraalias vaata, seal hakkasid mingi, nagu võtsime pikaajalise üüri, siis oli full see, et nad tahtsid mingi sugulasi ja asju ja kõik. Ja see oli väga karm nagu. Siis mingi vanemad täidavad mingid korrati küsimustikku, vaata. No see oli väga hea, vaata. Öelda mingi EMS-ile isale, et kuule, et ole hea, tee mingi 15 minutit vasta küsimustele, vaata. Et ma saaks korterisse. Rough. Oled valmis siis FIFAks, jah? Jaa, aga ma ei tea, kus see on siis. Sa praegu mindfuckid mind siin. See on kindlalt siin samas, ma arvan. Ma helistan Kristile. Ei no, ta ei ole täpselt. Aga siis, kui sa tegid varem seda, siis see oli ju mingi, siis neil äkki ei olnudki siin seda stuudiot äkki. Võimalik. Sa tegid ju mingi mitu aastat tagasi. Ja siis neil kindlalt ei olnud. Nad oled mingi kuradi 2 aastat siin äkki või? Maks või? Maks. Kui sedagi, jah. Nii loll. Legitaks vales kohas on. Ta ei usalda neid noori ikka. Ma ütlesin sulle, mees. Haige värk. Toi. Ta ütles, tule me mitmu sees. Jaa, sa pead minema. Ma räägin, sellest mul oli kohe see, et... Ma ütlesin, et mina ja Jaagup Tuisk tulema. Mine perse. Ma olen nagu Jaagup Tuisk välja. Suured käed. Sa oled ka ju tuisupea. Okei. See on see, kuidas me ta fänne nimetame. Tuisupead või? Ja ju, me oleme tuisupead. No, tšau, kuti. Tore tüüp. Pole rääkida ka kunagi. Varsti saate. Mingle monster. Selline hästi palju mojot on. Hästi palju mojot. Tere, kui hästi pilet praegu läksid. Haige värk. Ma nagu terve aeg mõtlesin, et tere raudselt, tegin fuckis nappi, 0 piletit läks. Rekord. Mis sa sul õhtu saates rääkisid siis? Rääkisin, kuidas ma pidan metsapornot teha. Mida sa see on see, mida sinu generatsioon ei mäleta. Aga meie ajal sa vahest leidsid metsas mingi kilekotte, mis oli pornot täis. See on mingi Theo One. See oli enne interneti. Inimesed hoidsid oma pornot metsas. No way. Sa ei ole kuulnud sellest või? Mis sul on mingid pildid või? Ei, ta näitab sulle klippi Roganist, kus Theo One käis ja rääkis seda. Tal oli see mingi, et highway juures käisid pihku tagumas. Ei, ma mäletan, keegi rääkis Joe Rogani seal podcastis, et keegi joonistas tussist pildi sulle, ostsid viiekaga. Jaa, see oligi vist see sama aja kuskil highway. Leaving pornography in the woods was a widespread, often international pre-internet phenomena, particularly common in the 70s through the 90s among teenagers and young men, often referred to as woods porn. Aga mõtlen, siis sa vaata, kui sa oled mingi laps. Ma olen sitaks pornot metsast leidnud. Tere, sa võisid peksa ikka ka saada vanematelt siis vaata, siis polnud neid reegleid ega midagi vaata. Karm elu tundub. Väga karm. Sa pead metsas pihku panema. No samas loodus. Peksa ruttu karu tuleb. Jah. Vaata, sa oled nagu ära hellitatud. Mul on kõik telefonis olemas. Sa saad kuradi VR-iga vibreerid flashlight käes. Flashlight. Lihtsalt kuradi UV fucking vitt. Mina pidin kuradi vokka sõitma. Metsa. Ma pidin Koljaku metsas. Mul ei olnud isegi oma porri, ma pidin otsima, surkima prügis. Leidsin mingid mangad, hentaid, koduantila kataloogi pesuleht. Ja lihtsalt fucking. Aga saime hakkama. Siin me oleme. Jah. Vaata nüüd, kui tubliks oled üles kasvanud. Piletid liiguvad. Mis veel ei olnud vaja? Tulge vaatama mu tuuri. Sul tuleb ka mingi live või midagi? On sul plaanis või? Pühakas. Pühakal teed, jah? Pühakal teen. Tere, see päris hea ole. Võsul. F-il. Seal Patari vanglas tehakse juuni alguses mingi suurem asi, kus on ka mingi Villem, mina... Yusuki Yukimatsu või? Ma ei tea jällegi, mis see on. Üks DJ vahetele.
see on siin nii vana inimeste sõnavara. See on Jaapani DJ, Jaapanis pärit tüüp. Ajuvähi sai. Ma ei tea, väga hea promo. Tead see ajuvähi tüüp? Ei, ta sai ajuvähi ja siis ta töötas mingi constructioni peal, sai ajuvähi vaata, siis quittis päeva pealt nagu fuck this shit, hakkas DJ-ks. Ja siis mingi, ma ei tea, aasta aega tagasi nagu tegi mingi massive popi vaata. Mul on üks töö olnud, see oli ka construction Kopli liinidel. Või seal, kus vanad Kopli liinid olid. Ma aitasin koristada ja panin mingi külma ja sooja veetorus ja siis mina tark poiss puurisin lakke auku ilma prillideta. Kivi lendas silma emosse. Siis nad võtsid mingi süstla otsa ja siis sorkisid selle silma pealt ära. Oh my god. Maksid üli hästi ja ma sain 3 nädala eest 147 euri. Ja nüüd Nublu elab seal. Võt. Crazy. Pole tänu väärt Nublu. Yeah. Shout out Nublu. Keila poiss. Noor promis mediasta. Mida? Ta on saladuslik. Keegi ei tea, kes ta on või kus ta tuleb. Minu ajal oli Nublu. Keegi ei teadnud, kes ta on. Täna ma pean minema. Te mõlemad peate minema. Lähme. Ma ei oska Fifat. Ma ei oska ka. Ja vaata Tänni näppe, sa arvad, et kui nendega saab üldse mingit joysticki liigutada. Mis nendega üldse tehtud on? Hästi paistes näpud on need. Väikese jänkud, meil on nüüd ka Patreon. Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi täna. Mõtlesin 1 kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad 1 kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. Diivani peal, miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle?